58-aastane mees, ta kaebab pearinglust, tugevat tiiveldust, oksendanud 3 korda ja 1 korraga kukkunud. Et kui selles vanuses mehel, kellel ei ole otseselt riskifaktoreid, on esmanägevist või polopaatia, mis pole mitte millegi poolt provotseeritud, see tegelikult muudab mind närviliseks. Nii, tere tulemast kõik siia avalikule salvestusele. Aitäh Lotta selle hea sissejuhatuse eest. Ja nagu ka Lotta mainis, et me oleme siis Tartu Kiirabi Deltakutse podcast. See on meie juba 5. avalik salvestus ja meil on uskumatult hea meel olla siin suvises Kuressaares. Et ilm läks ka ilusaks, nii et suur aitäh teile. Ja ma arvan, et meie teema täna on väga põnev. See on selline teema, mis on üks aegkriitilisemaid olukordi üldse meditsiinis. Olete siis te lähedane kodus, töötate kiirabis, olete EMO-s või olete neuroloog, siis see on selline situatsioon, kus peab kiirelt reageerima ja kiirelt midagi tegema. Aga selle kiiruse taga on ka see, et see insult võib olla siis ka väga petlik. Ta võib olla vahepeal nagu kameeleon. Ja võib-olla siis tuues võib-olla niisuguse eestipärasema näite, et ta võib olla natukene nagu puuma, ehk siis kunagi ei arva, et see võiks siin Eestis olla, aga sellele vaatamata sa võid selle otsa sattuda. Ta on kiire, ta peidab ennast väga hästi ja meie siis ülesanne on siis ta võimalikult kiiresti üles leida. Et vaatame, kas me siis selle 2 tunni jooksul suudame siis meie puuma kätte saada. Ja selleks, et ta kätte saada, on meil kutsutud siia imeline kiirabibrigaad. Esiteks neuroloog Karl Jõgi, kes siis muidu töötab Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Et suur rõõm on sind siin tervitada. Ja, tere, tänan kutsumast. Ja võib-olla ma kohe küsiks su käest, et miks neuroloogia? Kuidas sa neuroloogiani jõudsid? Aeglaselt või kuidagi ei olnud sellist ühte konkreetset äratundmismomenti, et kõige rohkem vast läbi EMO-st töötamise ja võib-olla see sama temaatika, millest me täna räägime, et neuroloogia on selles mõttes väga lai eriala, kus ühes küljes on väga pikakuululised, väga keeruliselt ravitavad või mitte ravitavad haigused, aga siis on see osa, mida me täna räägime, mis nagu sa hästi tõid, et kiire, väga kiired otsused nõudev ja õigesti neid asju tehes väga suure nii-öelda kasuefektiga, et see on väga köitev. See on natukene suunatud küsimus, aga kuna me oleme Kuressaares, ma pean küsima, et kus EMO-s sa olid? No algus minu meditsiinikarjääri algus on ikkagi Kuressaare EMO-s, alguse saanud Mihkli õpetava käe all ja siis natuke pikemalt veel ka Ida-Tallinna Keskhaigla EMO-s ja siis juba residentuuris, neuroloogia residentuuris. Ja siin võib-olla ongi nagu hea kohe siis anda sõnapulk edasi siis Mihkel Laidnale, kes on siis kindlasti kohalikele inimestele väga tuttav Kuressaare haigla erakorralise meditsiiniarst, aga lisaks sellele töötab ka siis Tartu Kiirabis arst-brigaadijuhina. Kuidas sina leidsid tee just erakorralise meditsiinini? See on niisugune küsimus, mille teil pole isegi nagu vastust saanud. Ma olin üks esimesi, kes siia Saaremaa praktikale tuli, esimese aastat, kus nagu tudengid hakkasid siia tulema. Ehk siis ennem siia tulekut olin nagu keskmine tallinlane. Ma teadsin, et Eestil on 2 suuremat saart. Ja see oli ka nagu kõik. Kui ma tulin siia kohale, minu vaated muutusid, minu endine erialavalik hematoloogia. See vaheldus suht kiiresti ikkagi erakorralise meditsiiniga. Patsientide variaabelsus ja töö iseloom on mulle kuidagi endale palju sobivam. Lisaks, ma ei kujutaks ette, kui ma ka 8 tundi päevast tööl peaks käima, et rohkem olen selline valve ringi töötaja. Et sa pigem teed 24 tundi ja 48 tundi kui 8 tundi. Töökaitseinspektsioon 48 tundi luba, et sellest me ei räägi. Sellest me siis ei räägi. Suuresti tänu Ojar Eerikule siiski ka, kelle käel mina kasvasin. Ja seda võib-olla sedasama variaabelust, mida sa ka mainisid, et see kindlasti need, ütleme, meie tänased juhtumid kindlasti ka seda peegeldavad. Aga kui tulla veel korraks insuldi juurde tagasi,
üks huvitav fakt siia algusesse, Karl, insuldi kohta sa tegeled sellega päevast päeva, tõenäoliselt ei möödu päeva, kus sa insuldipatsienti ei näe. Tõsi. Et on midagi, mis sind kuidagi kütkestab selle juures või? Mainisime kiirust ja ma arvan, et väga palju EMO-õdesi ja EMO-hooldajaid hakkavad mind vaikselt vihkama, sest minu lause seal, kui tekib mingisugune tarbetu aja nii-öelda kulu, siis et minutis sureb 1,8 miljonit või mina ütlen 2 miljonit, et asja mitte keerulisemaks teha ajurakku. Ehk siis iga minut, mis me nagu sellel nii-öelda, kuni me patsiendi raviti jätame, et see on ajusurm, et see on see fakt, mida ma ka kasutan tegelikult iga päeva töös peaaegu. Et siin oli juba ahetamist oli juba kuulda, et 2 miljonit närvirakku ja siis ma lugesin sealt 12 kilomeetrit närvikiude minutis. Ja. Ma muidugi ei tea, palju närvikiude kokku on nagu distantsi mõttes, aga see kõlab väga palju. See kõlab palju, ma ka ei tea täpselt, et mis see suhtarvuna tähendab. Aga et seal on ka, et mitte ainult siis seda närvirakku arvu, vaid sellel igal närvirakul on ka omakorda veel 100 000, kui mitte miljonid ühendusi teiste rakkudega, mis ka samal hetkel hävinevad. Et see on kõik see, mis läheb kaduma, kui me piisavalt kiiresti ei tegutse. Et kui me jooksen 12 kilomeetrit umbes tund, siis närvikiude sureb minutis selle aja jooksul. Mihkel, kas sul on sul ka mingi selline niuke insuldiga seotud? Võtta seda, kui erakorralise meditsiinis ka käsitletavat haigus, siis tegelikult see on üks nagu väheseid, kus saab öelda, et tegelikult oleks olnud ennetav. Kui me öelda insuldi riskifaktoritele, siis 90% neist on ennetatavad, on vähendatavad. Paraku need inimesed jõuavad meie juurde siis, kui see haigus on kätte saanud, insuldist paranemine, insuldist taastumine on tihtipeale aeglane, mitte täielik, tihtipeale ka patsientide jaoks invaliidistav. Et paraku see on see haigus, kus mina käin oma rütmihäiretega patsientide juures tänitamas, et mis verevedeldaja nimeline sul peal on, kuidas seda te võtad ja kas sa võtad ikka korralikult. See on väga hea, et sa selle välja tõid ja minu meelest läheb ka natukene kokku sellega, miks Karl, eks ju, neid õdesi ja hooldajaid niimoodi tagant utsitab, on see, et me saame reaalselt midagi ära teha. Et see ei ole nagu lootusetu case, et me saame seda mingil määral siis tagasi pöörata, me saame siis aeg on aju, me saame seda siis natukene siis ütleme päästa. Just, see ei ole tegelikult kestnud kaua, et siin, kui Eestis trombolüüsi võimekus, ütleme, insuldi ägeda staadiumi sekkumise võimekus on, ütleme, napid 10-15 aastat on üldse kätte saadav, et see on, väga paljud patsiendid ei tea seda, ütleme, inimesed tänavalt ei tea seda, et mis ma ikka kutsun, sest vanasti pandigi ühte suurde osakonda kokku, oligi kõik, et see on paradigma muutus ja ma arvan, et nagu see mida rohkem inimestele jõuab, seda paremad ka meie ravitulemused on ja seda me loodame. Aga liigume siis kohe siit edasi, et üldse, mis asi on insult? Et Mihkel, mis on insult, kuidas see jaotub? Ajuverevarustuse häire. Siis tegelikult, kui mõelda, et klassikalist insulti inimene mõtleb ikka kui sellisest trombi ajus, samas sõltuvalt rassist, sõltuvalt soost, et meil võib öelda, et 85% on verevarustuse katkemisega, isheemilised insuldid ja 15% on siis verdumisega, kas verdumisega aju sisse või verdumisega aju kestade vahele. Omakorda, kui me mõtleme isheemilistest insultidest, päris paljud meedikud, ka mina, ütleme arvame või siia mandidelt mõtleme, et enamus insulte on sellepärast, et patsientidel on ainult rütmihäired ja rütmihäire käigus tromb lendab südamest teele, põhjustab insuldi. Kokkuvõtteks ma lugesin natukene neid artikleid, et räägivad, et kardioemboolilised insuldid, ehk südamest lähtunud trombid, kas siis tõesti rütmihäirete tõttu või südame enda anatoomiliste muutuste tõttu, vaheseinade efektide tõttu on ainult 25% kuskil. Ülejäänud on siis kõik ülejäänud riskifaktorid kokku, suitsetamine, vererõhk, suhkruhaigused, natuke geneetikat, ehk siis enamus nendest asjadest on suuremal või vähemal määral ennetatavad. Ja kui mõelda ka rütmihäirest lähtunud insuldi peale, ehk siis kus embol lendab teele, tavaliselt see kahjustus on suur, see soon läheb esimesest või suht algust saadik läheb kinni,
kahjustuse ala on suur. Kui mõelda siis teiste peale, et kus tõesti tekib sinna see naast veresoonde, mis selle soone lõpuks ära ummistab või need katki läheb ära ummistab, siis need kolded on taust väiksemad, nendest taastuvad inimesed paremini. Ehk siis tegelikult eesmärk oleks see, et rütmihäiretega inimestel, et nad saaksid aru, et verevedeldaja on põhjusega, verevedeldud tuleb võtta, see hoiab neid elus, keegi neist tegelikult ei taha insulti saada. Saaks mingitki kasusid populatsiooni sisse. Et seda toonitada väga hästi tõidki välja need riskitegurid ja mida siis nende riskitegurite vähendamiseks saab teha. Kaarel, ma küsin sinu käest ka, et kui tulla siis selle sama juurde, et üks viis, kuidas võimalik veel jaotada, on siis nagu tsirkulatsiooni järgi, et on siis anterioorne ja posterioorne. Ja see posterioorne on just see, mida mina tavaliselt kardan, kuna ma tunnen, et see posterioorne on just see puuma, just see kameelion, keda on nii raske üles leida. Et natukene nagu seda poolt siis avada, et mis need täpselt on? Et aju verevarustus on suhteliselt lihtne, et kõik teame unearterid kaelal kahel pool ja see on siis nii-öelda anterioorne või eesmine süsteem, kus siis need unearterid siis ajusse jõudes hargnevad. Et on siis eesmine ja keskmine ajuarter. Ja tagumine süsteem tuleb siis ka läbi kaela pealt, mida me tunda ei saa, need on väiksemad arterid, tulevad läbi lülivahemulkude kokku siis üheks suureks basilaararteriks. Ehk siis tegelikult see algusosa on ikkagi 4 arterit, aga siis juba siin kaela peal nad läheb kokku üheks suureks. Ja see basilaararteri nii-öelda sulgumine on see, mida ongi karta, et selle nii-öelda ohtlikkus on palju suurem just elule ka, et kuna selles tagumises süsteemis, mida varustab basilaararter, on siis meie ajutüvi hingamine, hingamiskeskus, ärkveloleku keskus, et kõik see, et see teeb selle ohtlikumaks. Ja meeldetuletuseks ka veel, et kui me räägime, et insult on vasakul pool, siis enamasti just eesmise süsteemi insultide puhul sümptomid tekivad paremal kehapoolel. Ja vastupidi, et paremal pool on insuldikolle, siis vasakul pool on sümptomid, see on anatoomilisel põhjusel, et need juhteteed ristuvad siis ajutüve tasandil. Et see on kõige levinum ja kõige levinum insult ongi siis keskmise ajuarteri ehk siis eesmise süsteemi, kuna ta anatoomiliselt on lihtsalt kõige suurem ja see verevool, nii-öelda, kui see tromb läheb liikvele, nagu Mihkel rääkis, kas siis kaelast või siis südamest, et ta läheb sinna keskmise ajuarterisse kõige sagedamini. Ja see on kõige tüüpilisem, et see läheb vasakule poole, me näeme siis parema kehapoole halvatust ja kõnehäiret, kuna kõnekeskus on vasakul. Et see on kõige levinum see formaat, mida me näeme. Ja korraks veel, ma toon veel jaotuse, et siis aju verejooks, aju hemorraagia, ka siis insult, aga siis veresoone lõhkemise tõttu, et neid me samamoodi ei jaota. Et neid me jaotame labaselt on siis nii-öelda, kas ütleme siis lobaarsed või kortikaalsed, ehk siis mis on nii-öelda aju kääru nii-öelda sees või siis täitsa ajukoore juures, mis on mida me ka näeme, aga veel harvemini, aga see on ka süvastruktuurida, et see on tüüpiline vererõhu haigusele, kui see veresoon just seal katki läheb, et need on kõige hapramad veresooned. Et seal sellist veresoonte järgi jaotust me tavaliselt ei rakenda. Ja nagu sa välja ka tõid, et enamasti, eks ju, me nagu kõik meie testid näitavad seda enamasti anterioorset süsteemi, aga me praegu veel ei räägi siis, et kuidas me seda posterioorset hoiame siis natukene seda põnevust, see tuleb, aga et siis natuke hiljem siis räägime ka sellest, et kuidas siis just seda posteriaalset poolt siis nagu tuvastada. Mihkel, sa väga hästi mainisid ka neid riskitegureid. Kuidas noorte inimestega on? Insult on tegelikult praegu ajas noorena järjest. Ka meil siin endal, kui mõelda just nagu emo jaoks kahtlaste 20. 30. neuroloogiliste kaebustega, kellel just nagu insulti tohiks olla, et asi, mida me alati küsime, on traumad. Ülemäärane kaelaliigutus või autoavaaris osalemine või tõesti mingi lõõk vastu kaela võib tegelikult lõhestada selle kaela arteri, kust hakkavad need trombid lähtuma. Ehk siit kohas me üritame selle anamneesi alati võimalik palju kätte saada. Ja teine insulti riskifaktor noortel on südame enda anatoomilised kaasasündinud muutused, augud, eriti vaheseinas. Ehk siis südame vasak ja parem pool peaksid omavahel olema lahus. Ja südame enda tasemel nende vahel vereliikumist olla ei tohiks, kops jääb vahele, peaks trombid ära korjama. Kui on 2 poole vahel auk, august liigub päikene tromb läbi ja edasi aiu. See on koht ka, kus me tegelikult oleme näinud ka lastel suuri insulte.
nüüd haarata, tahtsid sa Karl lisada veel? Jah, et just, et need noored insuldid, et see on ka minul veel ekstra huvi tegelikult, et me Eestis ka peame eraldi registrit, keda me peame nooreks insuldiks isegi alla 54-aastased inimesed. Et nendel me ei eelda, neil võib olla, aga me ei eelda, et neil on klassikalised riskitegurid, millest me oleme ka siin rääkinud. Ja need patsiendid saavad kindlasti olulisemalt põhjalikuma ülevaatamise, miks see insult tekkis. Siin lisaks veel tekivad geneetilised ja sellised autoimmuunpõletikulised põhjused, et see ampluaa on hästi suur ja need patsiendid vajavad hästi põhjalikku uurimist, need enamasti need inimesed jõuavad ka insuldikeskustesse, kus siis selle täieliku hindamiseks teha, aga olenemata sellest me võime seda kõike teha, kõik maailma parimate teadmiste kohaselt me teame, et nendel 30% isegi rohkem jääb see insult krüptogeenseks, ehk siis arsti keeles meil pole õrna aimugi, miks see insult tekkis. Et need on kõige raskemad patsiendid, nendega me ei oska midagi edasi teha. Ma arvan, et nüüd, kui te rääkisite, et insult läheb aina nooremaks ja nooremaks, siis meil enamus publikust on tõenäoliselt tervishoiutöötajad, aga mul tekkis küll kohe see küsimus, et aga Karl ja Mihkel, kuidas me saame siis insulti vältida? Kuidas me siis, et nüüd kui sa ütlesid, et see on veel krüptogeenne, et aga mis me ise saame teha selleks, et mitte insulti saada? Ma ei tahaks selles mõttes ka liigselt hirmutada, et me räägime ikkagi pigem ikkagi haruldane haigus just noortel inimestel, et klassikaliste riskitegurite puudumisel ja seal on ka siis kaasuvad haigused all või siis teised probleemika, mis seda võivad ennustada. Aga see üldsoovitused on samad, mis söögi alla, söögi peale, füüsiline aktiivsus, uni väga oluline, söömise, suitsetamine, alkohol, et nende kõikide see on see, kuidas ka isegi kui on mingisugune eelsoodumus, et sellega oma riski langetada, et see on kindlasti efektiivsem kui aspiriin näiteks. Stress ka. See on, ütleme, mitte muudetav. See tervishoiutöötajates vist väga raskesti kontrollitav faktor. Just. Nii, aga see oli väga hea sissejuhatus, aga ma arvan, et liiguks nüüd edasi juhtumite juurde, nagu meil tavaliselt Delta-kutses on. Meil on ikkagi kiirabi juhtumid, siis mille sees me saame siis arutada neid erinevaid case'e, erinevaid olukordi. Ma teen nüüd midagi, mida Delta-kutse tiimiliikmed hoiatasid, et ma elu sees ei teeks. Ehk siis selleks valmistudes selleks podcastiks, siis me kõik oleme kuulnud, eks ju, saarlaste ja hiidlaste siis naljadest ja vägikäikudest. Siis ma vaatasin, et on olemas niisugune Facebooki grupp nagu saarlased ja hiidlaste naljad. Seal on 5000 laiki, ma ei tea, kas te olete kuulnud. Ja siis ma natukene vaatasin, mis seal siis nagu paremad on. Kui ma tegin seda oma Delta-kutse tiimile, siis nad olid nagu cancel, palun ära tee. Keegi ei naera selle peale, aga kui ma tegin kohalikele, kui ma Mihklile rääksin, siis Mihkel ütles selle peale, et kui ei tee ühte saarlaste ja hiidlaste nalja, et siis on nagu kuidagi imelik üritus. Et siis nagu saarlased nagu mõtlevad, et mis toimub, et ikkagi nagu teie auks siis. Nii, ja siis on kohe küsimus teile, et miks saarlased on kadedad, kui kuulevad sireenides kiirabi autot? Ärge unustada, te peate naerma. Muidu ma tunnen ennast väga halvasti. Aga kas keegi teab vastust? Sest kiirabi auto teeb hiiu. Aitäh teile. See oli... Läks hästi. Aga ma arvan, et kui ma ei oleks nagu ette hoiatanud, siis keegi ei oleks naernud. Nii, aga ma arvan, et selle nagu väga hea nagu nalja pealt on hea minna nagu siis juhtumi juurde, mis ei ole nii naljakas, aga lähme edasi. Me oleme siis Kuressaare kiirabi baasis. Me oleme Kuressaare 91 ja me võtame siis kõiki teid kutsele kaasa, nagu tavaliselt. Ja saabub kutse. Kuressaare 91, Delta 26, teadushäire, Lai tänav 23, korter 7. Ja meie situatsioon on selline. 72-aastane naine, kes on hommikul järsku tundnud, et kõne on segane ja kiirabi kutsub patsiendi abikaasa. See on siis ainukene info, mis meil praegu on. Mihkel, mis sellise, sa oled seal kiirabi brigaadis, mis on esmased mõtted, kui sa sellisele kutsele sõidad? Enamasti see pole see ainukene info. Õnneks meie häirekeskus on saanud päris tublisti hakkama. Enamasti tuleb siukse kutsega kaasa kohe ka patsiendi isikukood
ja tänu meie kiirabisüsteemile me näeme ära koheselt tema kaasnevad haigused, tema ravimid, varasemad kiirabikaardid, eks tegelikult selle aja vältel, millal me sinna kohale jõuame. Ja mul endal on selge umbkaudugi, kas tal on mingisugused riskifaktorid või mitte, on ta varem vereringi haiguseid põdenud, kaasa arvatud siis ka ülejäänud kardiovaskulaarsed jäsemete, arterite, ateroskleroosid, kõik on riskifaktorid. Ma näen ära tema ravimid. Me saame aru ka kui väljaostmiste järgi, kas ta teoreetiliselt võiks võtta neid korralikult, ei võta korralikult. Nii kui me kohale jõuame, mingisugune taust on patsiendi kohta olemas. Kui sa ühe korra veel üle loeksid, mis need riskifaktorid on, mis kõige rohkem muretsema panevad seal, ütleme seda lugedes neid diagnoose? Mind ennast, kodarivirjonuse laperdus, järgmine, et ma vaatan ravimitesse, antikoagulanti pole või kerin tagasi paar aastat, on kunagi kirjutatud, on lõpetatud, miski pärast pole jätkatud. Diabeet, korralik hüpertoonia tõbi, riskifaktoritest, ma mõtlen jäsemete arteri, ateroskleroos, see on ju eraldi diagnoosin olemas. Samuti, kui on riskifaktorite või kaasnevate haiguste tõttu jäsemete arterid niimoodi haaratud, et patsiendil see diagnoos on välja pannud, patsiendil on kaebused, siis ei jää vähem haaratuks ka südamearterid ja kaelaarterid. Ehk ka üks jätkuv koht, kus need trombid lähtuvad, on need vaiksed patsiendid, kellel kaelaarterid lähevad kinni, praktiliselt sulguvad, aga insult on siis ka esimene sümptom, mida need patsiendid reaalselt oma haiguse kohta saavad. Kui nüüd meil on see ideaalne võimalus, et meil on neuroloog autos olemas, ma tean alati, kui on mingi neuroloogiline kutse, siis ma proovin oma peas läbi käia, et mis testid ma kõike tegema peaks. Ja te neuroloogid on alati mõelnud välja ikka väga palju teste. Et kas on mingisugune niuke, et kui meil on selline kutse, meil on koheselt insuldi kahtlus, kõnehäire, vanem, patsient, kas on mingid niisugused must-have testid, mida sa kindlasti teeksid sellisel patsiendil? Siin kuklas peab hoidma jällegi kogu aeg seda, mis me rääkisime, et oluline on ka kiirus. Et niipea kui sellel juba esimesel infovahetusel selle lähedasega või selle patsiendiga tekib mõte, et see võib olla insult, siis me sellist klassikalist, ütleme, täisneuroloogilist läbivaatust ei saagi soovitada, et sellel ei ole lihtsalt mõtet. Et siin on erinevaid neid skooringu, mida on kasutatud, mis on natukene võib-olla mõeldud rohkem võib-olla üldpopulatsioonile kui kiirabile, et eesti keeles kohe, inglise keeles fast ja be fast, et mis siis aitaks need asjad üle vaadata, aga nagu ma mainisin, et ühe kehapoole nõrkus kõnehäirega, et need asjad ongi tavapärasel vestlusel saab suhteliselt kiiresti juba selgeks, et kas patsient vastab sulle, kas ta täidab korraldusi, kas ta täidab korraldusi ka ilma ette näitamata. Et see on üks tihti, mida inimene teeb, see kiirabitöötaja või ka arst võib teha teadlamatult, et sa näitad talle samal ajal ette, tegelikult sa ei tea sellega, mis ta kõnevõime on. Ta mimikeerib sind lihtsalt füüsiliselt. Et suuliseid lihtsaid korraldusi, kas ta täidab või mitte, kas ta sinuga suudab rääkida, kas see jutt on siis, sõnad on õiged, aga see on pudrune, et lihtsalt on natukene raskesti arusaadav või need sõnad on ka täiesti valed, et ja see on juba, ütleme, esimese 30 sekundiga on päris hästi see pilt on ees ja siis samamoodi jäsemete nõrkus, ehk siis patsient on püsti, mitte püsti, või tavaliselt siis juba tol hetkel lammavas asendis, et selle paree asend on siis ikkagi meie ka lemmikus, me saame suhteliselt kiiresti näha just proksimaalset nõrkust, ehk siis õlavõtme nõrkus, mis on insuldi puhul palju tüüpilisem kui siis väikeste käte või künarvarre lihaste nõrkus, et kui see käsi vajub või see käsi vajab korrigeerimist ka, et see on ikkagi viide, et see parem kehapool nõrgem. Siin on loomulikult eetega sa tead, kas see on võib-olla ka varasemalt olnud või võib-olla see on varasem leid, et see ei ole tegelikult midagi uut, seda on mõnikord väga raske vahet teha, et kas see on muutunud, aga seda siis loodetavasti see kutsuja või see patsient ise, kui ta on võimeline rääkima, saab aru, aga kui ei saa aru, siis seda tuleb käsitleda ikkagi nii nagu ikkagi insuldi kahtlust. Et tegelikult, ütleme, sellel momendil ma väga midagi juurde ei paneks, et see, kui need kaebused, kui sa neid asju juba näed, siis juba käsitlus läheb selle insuldi rada pidi. Ehk siis, millest ma ei tea, kas me räägime juba praegu, et igatahes, et esimesed sammud ja neuroloogile kõne peale, et ja üle rääkida, et võib-olla neuroloog küsib veel midagi lisaks, aga sellest peaks täiesti piisama. Ja see on kiire, efektiivne ja sellega juba oleks valmis minema.
Et kui me teame praegu, et kutsus kiirabi abikaasa, et äkki me saame temalt siis nagu infot, et mis eelnev neuroloogiline leid oli. Eelnevad seisundid kindlasti, ka neuroloog mõnikord küsib, et meie jaoks küsimus on ravi tegemises ka mõnikord selles, et kui patsient on varasemast olnud voodihaige, tal tuleb midagi juurde, siis see meie ravi otsuseid kindlasti mõjutab. Et me ikkagi varasemalt voodihaiget patsienti või raskete kaasuhaigust, mida me osaliselt teame, aga see kodune funktsionaalne seis on ka meie jaoks oluline raviotsuste tegemisel. Ja kiirabil sinna juurde käib ka see roll, et mis need just meid väga huvitab ka ravi küsimustes haiglas huvitab siis just antikogulantide tarvitamine, millal viimati. Meie jaoks väga suur küsimus, et millal patsient viimati tervena nähti, et millal need sümptomid tekkisid, et need on need asjad, mida seal kodus koha peal teada saada on palju lihtsam, kui patsient jõuab haiglasse, tal on kõnehäired ja ise seda infot ei anna ja mõnikord me peame hakkama üle helistama neid lähedasi ja küsima, et aga millal ta viimati tervelt nägite. Et see on väga keeruline on siis, kui mida me kutsume siis ärkamisaja insuldiks. Inimene läheb magama kell 11 õhtul, ärkab kell 8 sümptomitega. Et siis ongi viimaselt terve nähtud on kell 11. Aga siin praktilise mõttena, ma ei usu, et see on teadus, aga mida me näeme ja mida me pigem teame, et kui inimesel tekib insult ja sümptomid, tihtipeale see juhtub just varahommikul ja tihtipeale see häire ajab patsiendi ülesse. Et kui me just ärkamise insulti näeme, siis pigem minu arvamus alati, et ta just ärkas, tal on just sümptomid tekkinud, ta pigem on aknas, kui ei ole. Võib tunduda ka see ajaakene nii suur, kui tal võisid sümptomid olla. Aga see on selle kiirabi need esimesed asjad, kuidas meid aidata selle raviotsuse tegemisel. See on nagu väga hea kliiniline pääl, sellepärast, et sa võid kahte moodi mõelda, et kas see nagu see worst outcome, ehk siis nagu see, kui ta kell 10 õhtul magama läks, või kell 6 hommikul, et see ajavahe on nii metsik ja nii suur. Just. Et siin nagu pigem olla siis nagu patsiendi poolele, et äkki see juhtus siis hiljem kui varem. Just. Et selle mõttega. Samuti see kutsuja, kes parasjagu tõesti sellele patsiendile kiirabi kutsus, see ei pruugi olla lähedane. Tegelikult oleks eesmärk saada sinna kontaktiks keegi, kes teab selle patsiendi põhjalikumalt igapäevaselt on kokku puutunud. Ühel juhtumil, mis ka meil tegelikult trombolüüsi aknas osutus, wake up stroke, aga me ei teadnud, mis kell see juhtus. Aga me teame, et ta rääkis igapäev sõbrannaga. Me saime telefoni põhjal, saime teid info kätte, et ta oli helistanud paar tundi tagasi sõbrannale. Me helistasime samale numbrile, me saime teilt info, et ta rääkis selgelt, kõne oli olemas. Ka teilt siukesest kohast võib tulla hämmastavalt kasulik informatsiooni. Ja vana inimestel, PIN-koodid, eks me oskame nüüd ennast ära arvata. Ma ei tea, kui ametlik soovitus see praegu oli, aga... Insuldi puhul küsimus on see, et kui ta on senikaua üksinda kodus hakkama saanud, ta on praktiliselt nii-öelda on funktsioneeriv terve kogukonnas osalev inimene, et võrreldes selle potentsiaalse kaugtulemusega, siis koha peal on seda tegevust igatepidi väärt, et saada võimalikult maksimaalne info. Aga see on huvitav teema ja sama teema on näiteks tõesti võib-olla kardiaalse äkksurma saanud patsiendid, kellel on spordikellad või mingisugused kardiaalsed mured ja EKG, et kõik niisugune nagu tegelikult tehnika jätab jälje, aga tihtilugu võib-olla me isegi seal oleks mingit kasulikku infot, aga me ei pääse ligi neile. Aga siis kuulsite siis ühte varianti. Aga ametlikku soovitust vist tegevusjuhistust siis anda. Seda ei saa panna, aga see on lihtsalt üksnes juhustes. Jah, üks asi, mida jätta meelde. Ja kindlasti võib-olla kui näiteks, ärme sinna rohkem lasku. Võib-olla on lihtsam. Hästi palju, mida me näeme kiirabikaartides, on see, et orienteeritud ajas kohas isikus. Kas sul, Karl, on mingisugust nagu go-to küsimused, mida sa alati küsid? Kes on Eesti president? Kes sa oled? Mis aastaaega on? Mis kuu on? Kas sul on sul tekkinud nagu oma karjääri juures mingid küsimused? Ma sellised need spetsküsimused, ma ütlen jälle, nagu ma arvan, et sinna kiirabi etappi ei sobi. Et see nagu jällegi võib mõelda, et mitu sekundit see ikkagi aega võtab. Aga see
orientatsioon pigem, ütleme, insuldi juures ei ole nagu väga oluline küsimus. Küsimus on ka selles kõnehäire nagu arusaamisest. Et seda saab ka nime küsimusest ja tavapärasest vestlusest. Et küsid, mis juhtus ja miks kuidas sa tunned ennast ja kui sellele sa ka vastust ei saa või need sõnad ei ole adekvaatsed, et siis juba sealt presidenti küsima hakata natuke nagu liig. Et see pigem on selline juba võib-olla haiglas, kui meil natuke rohkem aega, kui meil on võib-olla raviotsus juba ära teinud, et siis me natukene süvitsi üritame aru saada olukorrast, aga selles kiirabi etapis ma arvan, et seda on natuke palju. Siin vahepeal on slaidas ka küsimus tulnud, et kui palju võib tehisintellekt muuta otsustamis kiirabis või väikehaiglates, kus neuroloogi pole koha peal. Kas tehisintellekt võib tulevikus otsustada ravi alustamises? Meie kasutame ütleks, ei tea, kas seda, no ikka, eks ta on ikka tehisintellekt, et pigem just näiteks radioloogiliste uuringute hindamisel. Ehk siis, et selle esimene, sinna me ka jõuame, räägin natukene põhjalikumalt sellest, et me kasutame, aga nende raviotsuste tegemisel ma hetkel veel seda ei näe, sest insult on, ma arvan, et me küll räägime siin sellest parempoolsest nõrkusest ja kõnehäirest, aga ta on tegelikult ikkagi päris nagu heterogeenne haigus, et need avaldumisviisid, raskusastmed ja selle kava nii-öelda taust, et see on nagu keerulisem. Võib-olla nagu kiirabi staadiumis ma pigem võib-olla näeksin, et seda saab teha, võib-olla mingite skooringute alusel, aga veel päris seal ei ole. Ma ise nagu seda võimalust ei näeks, sul on neuroloogiline leid, sul on kaks teemat. Sul on akuutne neuroloogiline leid ja sul on enam-vähem seal tekkeaeg. Ja ravi alustamiseks, ette teavitamiseks, insuldikeskuse haaramiseks sul pole rohkemat vajagi. See ai ei muuda seal nüüd küll mitte midagi. Et me saame ise hakkama. Et siin ei ole selles mõttes midagi. Siis kui me räägime radioloogilist uuringutest, see on osa asju, millega me ei saa hakkama. Penumbrest räägime just. Nii, aga liigume üks küsimus tegelikult, mis slaidossa tuli veel. Ma kardan muidugi, et ma tean selle vastust. Aga äkki te pöörate ümber selle. Kas öötöö tegijad on suuremas insuldi riskis? Jah. Vabandust. See ei tähenda, et see risk oleks nüüd kohe ütleme 10 või 100 või 1000 kordne, pigem see on marginaalne muutus, et kui elus kõik muu on hästi ja kontrolli all, et siis see risk on marginaalne, et need on väiksed asjad, mida me saame ise muuta, aga kindlasti unedeprivatsioon ja unetus ja unevõlg on kõikide kardiovaskulaarhaiguste riskitegur. Nii, aga liigume siit jälle kiiresti edasi. Jõudsime sündmuskohale. Kuressaare 91 on kohal. Me lähme siis patsiendi korterisse. Patsient on ärkvel, klääska on 15, aga kõne on raskesti arusaadav. Esineb parempoolne hemiparees, paree asendis käsi vajub ära ja suu vajub paremale. Esmane mõõtmine, elulised näitajad, pererõhk on 190/100, südame löögisagedus on 92, saturatsioon 95, glükoos 6,2 ja abikaasa ütleb, et sümptomid algasid umbes 1 tund tagasi. Kas me siin küsime presidenti või lähme siit kohe edasi haiglasse? Et siin see kõne raskesti arusaadav, seal see moment lihtsalt, et ongi, kas need sõnad on õiged ja on raskesti arusaada, mida ta räägib, kas see on, ütleme, dysartria tüüpi kõnehäire, kuigi ütleme, et seda transpordi osas ei mõjuta, see pigem on natukene paremini mõistmiseks, et aga või siis need sõnad on ka valed või täiesti seosetu tekst, et afaasia tüüpi kõnehäire, et see näitab siis kõne keskuse haaratust, kõne produtseerimise häiret, dysartria näitab pigem siis motoorset häiret, ehk siis nende lihaste funktsiooni häiret, mis siis meie kõne eest vastutavad, mida on palju, kõik näo, kõri, lihased, et seal nagu see on siis see leid. Aga presidenti tõenäoliselt võib autos küsida, kui juba sõidate, et Pole praegu prioriteet. Yeah. Mis hetkel kõne neuroloogile, EMO-arstile, praegu me oleme Kuressaare linnas? Esimesel võimalusel arvestades, kui lähedal me oleme. Sest meie kiirabil on ju kohustus teavitada juhenditele vastavalt potentsiaalselt trombolüüsi aknas olevad insultidest ka tegelikult ka kahtlus, et on neuroloogiline leid ja ta on ikkagi aknas, et brigaad koha peale ei pea otseselt ära otsustama, et ma nüüd olen kindel, et see on insult või ei ole insult. Kui see ikka kahtlus on, sa teavitad ette ja esimesel võimalusel sa kunagi ei tea, kes sul parasjagu kompuutris on, mõni teine patsient. Selle aja jooksul jõuab EMO-arst ära tellida analüüsid, uuringud
ja ka kompuutrit teavitada, et teil kõik on patsiendi saabumiseks valmis. Et see on see sama 2 miljonit närvirakku ja 12 kilomeetrit närvijõuda minutis, et mida me saame siis võita. EKG. EKG koha peal, kui sul ei ole kaasnevalt kardioemboolilise insuldi puhul on see oht, et kui lendab välja üks tromb, lendab välja ka teine mitmed korraga, üks lõpetab ajus, teine lõpetab südames. Kui patsient sul otseselt ei kaeba rinkere valu ja ta on hemodünaamiliselt stabiilne, sa ei hakka seal koha peal tegema. Kokkuvõttes tegelikult see ei mõjuta. Kui ta on ebastabiilne ja tugeva rinkere valuks, sa teed selle ära, sest sealt alt võib tulla palju kohutavamaid üllatusi. Aga üldiselt, rutiinselt sa ei hakka neid tegema. Selle eelteavituse juurde korraks ma väga julgustan helistama, eriti me saame neid kõnesi päris palju, et kus on ka kiirabibrigaadil, nad näevad midagi, millest nad võib-olla ei ole kindlad, nad küsivad ka üle, kas me käivitame trombolüüsi alarmi, et see on täiesti adekvaatne küsimus ja see on väga, see on palju parem stsenaarium see, kui ma ka ütlen teile, et sellele kiirabibrigaadile, et võib-olla selle ma ei kahtlusta insulti, et tooge ta lihtsalt siis tavapäraselt EMO-sse või kui koha peal ükskõik, et mis see täpsem probleem on. Kui see, et patsient tuuakse EMO-sse, ta ootab selle EMO-arsti võib-olla pool tundi ja siis avastaks, et tegelikult see on insult, kes oli aknas, aga nüüd enam ei ole. Et see on see, mida vältida, et neid asju võib üle rääkida, sellepärast me olemegi valves, meil telefon on olemas ja hea meelega neid asju ka arutame. Et see on nagu hea tälepanek ja EMO-s samamoodi, eks, et olenemata, kus sa parasjagu oled valves ja kus see kahtlus tekib. Et neuroloogiga saab konsulteerida. Absoluutselt, et just, et ega siin need on keerulised, et seal absoluutselt tõde me ka alati ei tea, aga alati on siis mõistlikum kahtluse puhul, ravitava haiguse puhul võib-olla täielikult lahti saada sellest probleemist kiire raviga, et siis natukene suurema kogemusega spetsialist nõu küsida, et sellepärast meil 24/7 majas valves olemegi. Et natukene nagu asju raskemaks teha, et meil ajukatastroofi osa oli, siis me rääkisime ka subparanoidaalsest verejooksust ja siis seal on olnud ikkagi juhtumeid, kus siis ütleme ongi, et algpatoloogia on see, aga tehakse EKG, vaadatakse estelevatsioonid, kohe see nagu see fookus ja see raviteekond muutub ja lõpuks see patsient satub siis SKG-le, kus tehakse hepariini, koronaid on puhtad, aga lõpuks verdumine ajus on siis suurenenud. Et seal on ka nagu see oht, et see ütleme, kumb oli enne, kas kana või muna või. Et antud juhul seal võib tekkida Takotsuba sündroom, aga see teeb natukene keerulisemaks. Jah, et see on pigem näeme harva seda ja sellistel juhtudel need raviotsused me oleme kardioloogiga kõrvuti siis ja mõtleme, mida teha, sest ka selle STEMi puhul kasutatakse ka trombolüütikume, aga see, kuidas millest alustada, et see sõltub sellest patsiendi seisundist ja sellest leiust, et mis on kõige kriitilisem tol hetkel. Ma ei saa öelda, et Takotsuba puhul ka tegelikult sa lähtud sellest, et see on infarkt ja see on STEMi, kuni sa oled angiograafi ära teinud, et soon on puhas. Teine Takotsuba diagnoosi välja panna ei saa, sest see eholeid ei ole alati klassikaline ka. Ma olen selle päris keeruline. Aga eks me nendest niisugust imiteerijatest ja kameelenitest räägime ka. Üks koor, mida ma mäletan, et kui ma olin neuroloogias tudengina, oli NISSis koor, kus oli niimoodi A4, 2,5, hästi pikk skoor. Kas sellel on kiirabis, EMOs või peaks see NISSis koor jääma ainult neuroloogile? See NISSis koor on, ma arvan, et ainult neuroloogidele. Et ka trombolüüsi käsitlusel olev patsiendil, mul on see NISSi lehten ees, aga ma ei täida seda täielikult. Selleks ei ole aega lihtsalt, et ma jõuan sealt täita nii kaua, kuni õde jõuab kanüüli panna ja vereanalüüsi võtta ja siis me liigume juba edasi. Aga hindan neid umbes sama asju, mida me rääkisime kiirabi puhul. Meie jaoks on küsimus, kui ma tean, et ta on aknes, meie ainuke, ravi osas, kui me kõik muu on selge, et ta on varasemalt ja piisavalt hea funktsionaalse võimekusega, selliseid suuri vastuendustusi ei ole, kas see on puuet põhjustav defitsiit. Et meil on vanasti ravijuhend, see oli ka, et see NISS on siis 0-42, 42 on maksimumskoor, kõige raskem insult, mis saab olla, see on põhimõtteliselt koomas inimene, ongi automaatskoor ja 0 on siis justkui neuroloogilisi sümptomeid ei ole. Aga see on ainult mõeldud keskmise, kuidas öelda, anterioorse süsteemi puhul. Ta ei tööta tagumise süsteemi puhul absoluutselt. Ta ei ole selleks mõeldud. See number ei vasta väga hästi insuldi raskusastmele.
see on pigem neuroloogidele selliste väikeste muutuste ja raviefekti hindamiseks ja dokumenteerimiseks, et seal on rohkem neid punkte ja skooringu järgi siis punktid ja me saame enam-vähem endale selle pildi ette, aga raviotsuse me teeme puuet põhjustava defitsiidi alusel, et mitte midagi muud. Et kui mitte neuroloog olla, siis MD kalkist võib selle ära kustutada? Jah, muuseas küll. Mihkel, tal patsiendil on meil vererõhk on 190/100. Kuidas me vererõhu kontrolliga teeme insuldi, siis tugeva insuldi kahtlusega patsiendil? Kiirabi koha pealt, et sai erista, kas on hemorraagia, on see isheemiline, et kokkuvõtteks see vererõhk on see, millega me oleme praegu veel rahul. Et kui ta on üle 220, võib ettevaatlikult langetada, seal on ju kaks ravimit välja toodud, mida tegelikult võib kasutada. Põhiline on labetalool, kui mingil põhjusel labetalool on vastunäidustatud, siis ka enalapriil, aga üle 185 on see koht, kus me oleme täitsa rahul. Aga trombolüüsi mõttes siis, kui on hembosuuringud tehtud, siis on see ülemine piir, aga meie puhul pigem ära näpi vererõhku. Et miks me tahame tol hetkel isegi kõrgemat vererõhku, millega me oleme väga rahul, et see veresoon on sulgunud ja see on tegelikult kompensatoorne efekt, keha üritab ennast ise säästa. Ehk siis selle vererõhu eesmärk ongi, et ka aju perfusioon oleks suurem ja et kollateraalid, ehk siis küll seda aju osa, mis praegu nüüd on haaratud, kus see insult on käigus, kus see riskikuda on vaikselt siis on hävinemas, aga on olemas kollateraalvõrgustik, siis teised veresooned kompenseerivad ja see rõhutõus ongi see, mis üritab seda verd siis mujalt sinna peale saata. Et kui me sellel momendil selle vererõhu alla tõmbame, siis me keha enda päris hästi enamasti okeilt töötavat süsteemi siis pärsime ja sellega tegelikult võime selle insulti raskemaks teha. Et sellepärast see 220 on see piir, kus see keha natuke paneb üle võlli, et see võib olla pigem kahjulik, et siis me tõmbaksime seda ettevaatlikult pigem allapoole. Aga ja siis sinna EMO-sse me jõuame, siis meil tekivad juba teised eesmärkväärtused, aga see ei ole ka kiirabi etapi küsimus. Nii, aga sõidame siis kohe EMO-sse, ma arvan see jutust siis kohe sarvele kinni. Lähme EMO-sse, meil on 72-aastane naine, nagu Mihkel väga hästi enne mainis, et me ei saa eristada isheemilist, hemorraagilist insulti siis haiglaeelselt. Aga kuidas Mihkel, kui nüüd sa võtad siis kohe nagu vastutav EMO-arsti rolli ka üle, et mis oleks need esmased uuringud, mida sa tahaksid sellel patsiendil teha? Mõtlen kompuuter ja kompuuteri peast, kompuuteri tomograafia või angiografia 2+ pea on meil see uuringu protokoll olemas. Ehk siis teil me ei jää ootama, mis on patsiendi neerufunktsioon, kui tal ei ole just varasemalt teada tõesti anafülaktilist reaktsiooni kontrastainele, siis kohe saabudes, kanüül, vered, esimese asjana kohe kompuutrisse. Meie enda pool tekib siin see paus tegelikult hoopis muus kohas, miks need trombolüüsid võib-olla lähevad hilisemaks. Et radioloog enda poolt, ka Talli, ma saan ka PERHis peab ütlema, et kompuuter on, seal ei ole verdumist. Me ei pea tehniliselt tegelikult ära ootama, me võime ka ise otsustada seda. Neuroloogidel on see, et nad alati ei jõua tulla ja siis me võime ise ära otsustada, et see on. Sest me Ida-Tallinnaga kahjuks meil võtab aega enne, kui need pildid muutuvad nähtavaks. Ja sealt tekib meil see väikene auk, kus tõesti need trombolüüsid võib natuke hilinevad, aga muus osas me näeme ise ka kohe ära. Et ka EMO-arst oskab seda pilti vaadata. Et selle esimese kompuutri idee ongi, et kui patsient on aknas, siis ideaalis selle pildi peal ei ole mitte midagi näha. Ehk siis see tähendab, et insuldikolle ei ole välja kujunenud veel ja seal ei ole verdumist. Ehk siis see ongi meie raviküsimuste jaoks, et me ei ole mõtet ravida välja kujunenud kollet ja me ei saa hemorraagia puhul siis teha veel verevedelt ravimit juurde, et olukorda kehvemaks teha. Ehk siis see on ideaalne tsereenium, et inimene tuleb tund aega haigestumisest ja see kompuuter on täiesti puhas. Võib-olla angiograafial me näeme suure soone sulgust, me siis insuldi diagnoosis oleme veel suprakindlad ka ja sellisel momendil me ravime kohe kompuutri laua peale. Ehk siis see moment, kui patsient tuleb triaažis sisse, patsient on kiirabiraami peal kuni kompuutri lauani, me läheme otse, see hindamine on minu poolt ainult selle hetkeni, kuni õde on vereanalüüsi võtnud ja ma näen, et see on puuetpõhjuste defitsiit. Et me sihime, et see oleks ajaliselt kuni ravi saamiseni, ideaalis me jõuame 10 minutiga teha,
Ta võib venida erinevatel põhjustel 15-20 minutit, Eesti mediaan on ka umbes 25 minutit minu teada kõigi haiglate peale kokku. Ehk siis see on kiire, aga saame kindlasti kiiremini ka. Nii et kui kokku võtta, siis põhimõtteliselt trombolüüsi näidustus tuleb kliinilise leiu alusel ja me otsime kompuutris, otsime vastunäidustusi. Ja kui need vastunäidustusi ei ole, siis on minek. All clear ja siis on trombolüüs. Ja siis pärast, nagu sa toon miimikud välja, et seda kõik, ütleme, trombolüüsi kurud ütlevad, et miimikut võib trombolüüsida. Ja kui sa ikkagi, sul ei ole aega, et seda hakata nüüd arvama, et kas see võib olla midagi muud, kui sul ei ole selleks varasemalt siis muud kahtlust, et kui see pilt sobib, sul on kompuuter puhas, tee see trombolüüs pigem ära. See tervele inimesele see oht tegelikult on isegi suhteliselt üllatavalt väike, et sellest saaksid midagi kehvemaks teha, aga ravimate jätmine võib olla väga ohtlik. Mulle meeldis, et nüüd sa juba ka ilusti tood niisuguseid, millest me hakkame rääkima varsti kohe, lood seda pinget. Missugused uuringud muidu veel on, et mis need ajalised kriteeriumid on? Jah, et akendest oleme palju rääkinud, aga mis need aknad on, et kõige labasem aken on 4,5 tundi. Ehk siis see on selle pealt, kus me ei vaja ühtegi lisauuringut peale kompuutri natiivis ja kompuuterangiograafia 4,5 tundi. Siis me kasutame pikendatud ajaakent, et eesmärk on kogu aeg, me tahame võimalikult palju patsientil ravi pakkuda, et see tulemus on võimalikult hea. Me teame, et need patsiendid on sellised piiri peal ja see on kuni 9 tundi. Et selle leiuga teemegi näiteks, et ta viivitas, tihtipeale need helistakse ennem tütrele või pojale, et mis ma teen ja siis mõeldakse koos ja siis kutsutakse ja siis on juba 7 tundi möödas. Siis kompuutri natiivi pealt otsustada ei saa. Ütleme, et ka väga julged arstid otsustavad, aga meie siin ongi, kus see ka AI natuke mängu tuleb. Meil on kompuuterperfusioon uuring lisauuringuna olemas, mis süstib natukene siis kontrastinet lisaks veel angiograafiale ja ta möödab seda verevoolu ajus ja see vastus on puhtalt see radioloogil, seal ei ole hinnata, meil tuleb selline heatmap tuleb ette, mis üritab leida siis riskikudet ja siis juba tagasi pöördumatut kahjustust. Ja kui meil need numbrid, meil on väga konkreetsed numbrilised väärtused, mida on uuringutes kasutatud, et mis hetkel me julgeme teha ja millal me ei julge teha. Kui see on tehniliselt keerukas, seal võib asju valesti minna või seal on ka küsimus, väga suur kahtlus näiteks miimikule, et see ei ole tegelikult insult ikkagi, siis see kompuuterperfusiooni uuring ei näitagi meile mitte midagi ja selle pealt on raske otsustada mõnikord ja siis meie, vähemalt Põhja-Eesti regionaalhaiglas, meil on väga hea, et meil on olemas 24/7 erakorralise magneti kättesaadavus, et seal haiglas ongi 2 näidustust selleks, et see on insult ja siis on need diski ägedad, kes pareesiga Cauda-Equina sündroomiga. Et see tähendab, et iga hetkel me saame seda ja magnet näitab meile suhteliselt palju spetsiifilisemalt selle insulti kolde ära ja samamoodi, kas see on välja kujunenud või mitte. Küll natuke kaudsemalt, seda natukene keerulisem aeg-ajalt tõlgendada, aga siiski, et seda saab seda ajaakent natuke pikendada. Mis see suhe umbes on, et ma saan, et sul on siis ütleme see kude, mis on siis nagu taaspööratav ja see, mis on kadunud. Et mis see suhe tavaliselt on, millega trombolüüs järgneb? See numbrilised väärtused on niisugused asjad, mis alati paber on kaasas. Et see oleb ikkagi nagu patsiendist? See konkreetselt patsiendist ei olene, see on ikkagi väga konkreetsed numbrilised väärtused, mis meil ette antud. Mis on alati ohtlik selles mõttes, et see on AI arvutuslik programm, eks ole. Et kui seal number on 3 milliliitri võrra erinev, meil on, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 30 milliliitrit, kui on välja kujunenud kollek, kui me sellest üle on, et siis on selle kui me teeme ravimit, on suurem risk ajusise vertumise jaoks ja me teeme rohkem kahju kui kasu. Aga kui ta on 31 või 32, siis see on arsti kunst ja kui võimalik ka võib-olla ka saab patsiendi käest küsida, et kas ta on valmis seda riski vastu võtma, alati seda ei ole võimalik teha, siis on vaja, see on arsti kunst, et kas sa julged teha või mitte. Ja üks küsimus, mis meil ka kiirebi etapis tuli, mida me, kas ta on antikoagulanti võtnud ja millal ta on võtnud, et kuidas see kogu seda dünaamikat muudab? Väga palju, et praegu Eestis me antikoagulandi kui see on veres efektiivne, efektiivses annuses, selle foonil võib ikkagi insulti tekkida. Et see kahjuks 100% efektiivne ei ole või siis see põhjus on ka milleski muus, mida see antikoagulant ei suuda ära katta. Et siis
neid patsiente kohe tuleb juurde ja me näeme neid rohkem ja praegu me selle foonil ei saa trombolüüsi teha. Me saame trombektoomiat teha, et see on meie teine suur ravimeetod, mille ma võib-olla korraks räägingi siia vahel ära, et just nende suurte veresoonte, me räägime siis unearteritest ja keskmise ajuarteri algosadest, et kus me saame siis ligi minna, mitte siis neuroloogid, vaid angiografistid on eraldi koolitatud spetsialistid selle jaoks, kes siis lähevadki kubemearteri kaudu ja lähevad, tõmbavad selle trombi välja. Et selle raviakned on ka natukene pikemad ja seal ei ole oluline, kas patsient on võtnud seda vervedelt ravimit mitte. Aga me saame kaudselt hinnata seda efekti, kui me ei tea, patsient ise ei ütle, kas ta võttis või mitte seda ravimit ja millal ta viimati võttis, et analüüsides seda nii-öelda vaadata, et see vastused tulevad pool tundi kuni tund, see on jälle, me ootame lihtsalt ja me teame, et samal hetkel aju sureb, aga me ilma selleta ei julge seda ravi teha. Mihkel rääkis, et te teete uriinis seda. Meil on kasutuses ka need kiirtestid, mis määravad mõlemad tüüpis antikogulantide olemasolu uriinis. Ja kui ta tegelikult ütleb, et on negatiivne, siis veres ei saa praktiliselt olla biokeemilist toimivat doosi. Samas on seal juures ka välistavad kohad, et sul ei oleks seerumiga see segatud ja et uriin ei oleks liiga palju lahjendatud, ei tuleks ole negatiivset. Ja see on nagu automaatne, sa saad kohe aparaadilt 10 minutiga vastuse, jah, ei tasemel. Ja kui ta ikkagi ütleb, et patsient ei ole antikogulanti võtnud, ehk siis teda praegu veres ei tuvastata, minu silmis on see piisav ka see, et trombolüüs nagu läbi viia. Siis patsientil enda käest seda infot kätte saada sel hetkel on praktiliselt võimatu. Ja samas, kui palju seda saad ka usaldada, kui nad ütlevad enamast täpselt niimoodi, ja võtsin, et ma ei julge öelda, et ma ei võtnud. Et see annab meil niisuguse objektiivse kohe. Et kui vaja, võtame kohe ühekordse kateedriga ära. Selleks ajaks, kui meil on uuringud tehtud, on meil ka vastus olemas. Ja on Eesti turul hetkel siis ühele antikogulantile on ka antidoot olemas, et Praxbind on Dabigatrani antidoot, mida me siis ongi natukene nagu loogika vastaselt, et kõigepealt võtame antikogulandi toime ära ja siis teeme trombolüüsiks, teeme vere tagasi vedelaks. Aga on efektiivne ja kasutame, et see on küll uskumatult kallis, on Rivaroxabanil on ka olemas antidoot, aga Eestis seda veel turul ei ole samal põhjusel, et ta lihtsalt on liiga kallis, et kuluefektiivsus ei tule niimoodi kokku. Võib-olla üks päev siis. Ja. Siin on tulnud veel ka paar küsimust. Kas me vajame eraldi ägeda insuldi kiirebiüksusi ja kas kodune trombolüüs mobiilse kiirebibrigaadiga on realistlik? See on maailmas täiesti olemas. Ehk siis ja just riikides, kellel on väga suured probleemid distantsidega. Ehk siis Austraalias, kus sul insuldipatsient võib olla lennukiga 2 tunni kaugusel. Aga samas Kanada, Ameerika, USA ja sellised mägised piirkonnad, kus see lihtsalt transpordi kestvus on liiga pikk, siis on kiirabiautod olemas, kus ongi kompuuteruuring, nii-öelda kompuutrimasin sees ja just sel aastal mais käisin, kus on ka väga lihtsalt, mis enam ei olegi auto sisse ehitatud, või ta on kiivri kujul, niisugused kompuutrid, sest meil ei ole seal väga suur küsimus. Me tahame välistada verdumist, välja kui on kollet, see resolutsioon ei pea olema ideaalne. Et meil piisab vähesest, seal masina peal võib olla neuroloog, aga see võib olla ka telemeditsiini link, ja sellisel juhul see ravi tehakse juba patsiendi juurde jõudes ära. Eestis see tõenäoliselt ei ole väga praktiline. Meie distantsid on väga lühikesed, me oleme trombolüüsi keskustest väga hästi kaetud, et see on siis Tallinn, Jõhvi, Tartu, Pärnu ja tehakse siis Saaremaal ja Hiiumaal tehakse läbi telemeditsiini. Et see distants on lühike ja selle jaoks ma arvan, et Eestis nagu vajadust ei ole, aga maailmasse kindlasti on kasutusel ja väga, väga kasulik ja heade tulemustega. Kas on näinud ka neid pilte, mida see kiiver KT genereerib? Ma ei tea, kas ma usun seda pilti, mis mul näidati. Kui jämane see on? Ei, see tundus liiga ilus. Ma tahan oma nagu päriselt näha, kuidas see välja näeks, et see tundus natuke liiga ilus. Huvitav, kas need kiirabiautod on siis kuidagi nagu ioniseeriva kiirguse eest
See on hea küsimus jah, et nad kindlasti peavad olema, et nad tundub ka suuremad, et need masinad on tavaliselt sinna koha peale toodud ka tutvumiseks, et seda küsimust me ei olegi osanud küsida, aga nad on selgelt nii-öelda ehitatudki konkreetselt selle eesmärgiga. Okay. Ja pluss siis veel juurde, et tegelikult on ka eraldi masinad, eraldi personal, mis samal ajal kui kutse käivitatakse tavalise kiirabibrigaadi jaoks, käivitatakse sama kutsega siis selle trombolüüsi või kompuutri võimekuse kiirabibrigaadi jaoks, kes siis läheb samale kutsele. Ehk siis jah, esimene koht, mida lugesin, kus nad käivitama hakati, kus nad kasutama hakati, oli Saksamaa. Samas ei tohiks olla niivõrd pikad vahemaad. Samas mõtlen suured linnad, pigem äkki küsimus nendes ummikutes. Võib-olla ka Lõuna-Saksamaa suhke mägisem, et see alati probleem. Norras Bergenis käisin, mõtlesin ka, miks neil on see, ja see vaatab, kuidas auto sõidab sealt mäest üles nagu 3 tundi, aga see distants on tegelikult nii väike, sa silmaga näed seda kohta, kuhu sa sõidad, et see ongi, see on väga selline sellest geograafiast sõltuva küsimus tegelikult. Aga tuleviku kiirabi võib olla väga futuristlik igatahes. Kui see kiiver on piisavalt odav mingi hetk, siis absoluutselt ta võib olla igas kiirabis. Tuleviku mõtted ka siia juurde. Nii, aga siis lähme natukene edasi. Kui natukene rääkisime, et nüüd me oleme nagu EMO-etapis ja me saame eristada isheemilist ja me saame eristada hemoraagilist insulti. Et kuidas siis see vererõhu kontroll muutub? Et siis need väärtused, eesmärkväärtused lähevad hoopis teiseks? Et isheemilise puhul siis tekib küsimus, kas me saame ravida või mitte. Et kui me saame ravida, siis meil tekib uus sihtmärkväärtus, milles ongi uuringutes kasutatud. See number on tõenäoliselt ikkagi pooledi laest võetud, aga seal kindlasti on tööpõhi taga, et on siis 185 110-le. Et trombolüüsi alustada, me peame sellest piirist allpool olema. Me ei tohi, kui me peame enne vererõhu kontrolli alla saama, aga me samas minu ideaal ongi 180 ja ta püsib niimoodi, et ta oleks võimalikult kõrge, aga mitte üle selle piiri. Ja kui me ravi teha ei saa, siis tegelikult kestab natukene see, mis kiirabi etapis oli. Et me agressiivselt ei peaks seda ravima. 220 on ka see, mida me nagu jälgime. Kui ta 200 peal on, minul käsi ei tõuse seda ravima hakata. Ja hemoraagilise puhul, see on nüüd väga raske küsimus. Et tuli see aasta suur uus juhend Euroopa insuldiorganisatsiooni, mis tegelikult jätab nüüd küsimus natuke vastamata lihtsalt probleemi sellest, et need uuringute tulemused on vastukäivad, mitte efektiivsed. Me teame, et sellise, kui me mõtleme seda hemorraagia suurust, sellise kuni 30 millilitrit, mis on suhteliselt väike hemorraagia, nende puhul näidati, et on efektiivne, agressiivne vererõhu ravi. Aga kõik, mis sellest suurem on, nad ei suuda näidata seda kasuefekti. Me eeldame, et see on, me ravime neid vererõhku agressiivselt ja me sihime siis eesmärkväärtus tunni jooksul juba 140 milligrammi, aga samas vältimaks seda, et see langus ei oleks ka liiga suur. Et kui see esialgne vererõhk on 250, me ei saa sihtida 140. Et siis aga pragmaatiliselt pigem see, langus on, kas ta oli 70-90 maksimaalselt ja siis sellega rahul ja siis sealt edasi ikkagi hakati sihtima seda alla 140 vererõhku. Aga et me praegu ikkagi ravime neid, aga need uuringu tulemused on natukene, ei anna meile nagu väga head põhja, mille alusel me teeme seda. Aga sinna juurde ainult just hemorraagiate puhul ei ole siis ainult vererõhk, vaid just uuringud näitab, mis on efektiivne, et veresuhkur peab kontrolli all olema, see tähendabki, et veresuhkur peab alla 10 olema, sest see hüperglükeemia samal hetkel ka seda ajukahjustust süvendab veel, temperatuur peab kontrolli all olema, ja see ongi see bundle, mida care bundle kutsutakse, et need 3 asja koos peab kindlasti jälgima ja nende jälgimine ongi väga intensiivne. Mis su valikravim on? Kas Labetalol? Labetalol, jah. Dooside kaupa 10 milligrammist alates? 10 milligrammist alates, just täpselt. Ja kuni püsiinfusioonini välja, järgmine etapp on enalapriil ja sealt edasi tegelikult meil jälle valikud hakkavad kehvaks minema, et siis me juba riskime ravimitega, millel on ka nagu sellised halvemad kõrvaltoimed, just siin nagu nitrobrussiid, et need samal hetkel tekitavad interregionaalselt rõhutõusu, mis võib perfusiooni häirida. Ehk siis seal peab olema väga selge eesmärk, miks me teeme seda. Sa natukene ka mainisid enne ka trombektoomist. Me oleme praegu ikkagi Kuressaare haigla EMO-s. Mihkel, mis hetkel sa mõtled siis just koptertranspordi reanimobiili peale? Me teeme kompuuteriradil, me näeme kohe ära, kui ta on ikkagi seerivemeedia M1 või M2 tromboos, siis me teeme selle trombolüüsi küll ära, aga tegelikult see trombektoomia vajadus siin ikkagi jääb ikkagi püsima.
sõltumisi, kas see neuroloogiline leid taandub või ei taandu, enamasti see trombi ju täielikult ära ei lõhusta. Mis meie viga nüüd on, et talvel see kopteri transport oli meil parimal juhul küsitav, et temperatuur on 0 lähedal, me ei saa, jäätub ära, pluss siis võime otsime seenelise taga või see on lennutunnid täis. Ehk siis kahjuks trombektoomia aknas küll Tallinnasse läinud patsiendid jõudsid sinna trombektoomiale enamasti küll nii-öelda kohale kenasti, aga Tallinn teeb kompuutri üle ennem trombektoomia teostamist. Ja selleks hetkeks oli tihtipeale need kolded olid välja kujunenud. Ja tagasi, kui ma neid patsiente olen hiljem vaadanud, siis tegelikult tihtipeale, kui see trombolüüsi käigus see neuroloogiline leid ei paranenud, siis see, millega nad siit trombektoomiale läksid, see neuroloogiline leid oli tagasi tulles sama või isegi hullem. Et siin natukene peab õnne olema siis selle kopteri ja kogu selle transpordi osas. Jah, sest tegelikult kui teoorias kopter tuleb siia 40 minutit tagasi, aga me oleme näinud, et 2,5 tundi, et enne kui see haige nagu Tallinnas laual on. See ajakulu on ja metsik, et olles olnud teisel pool, et me kutsume ja siis hakkad kella lugema ja vaatame, et see on 3 tundi möödas ja mõtled, kus nad on. Ja ootad, angiografist on ka juba ammu valmis, kõik inimesed on ruumis valmis ja seal venib mitmetele põhjustel, et ka maanduvad ju lennujaamas. Meil on täitsa uus kopteriplats. Ei, ma mõtlen meie pool, Tallinna pool, just. Maanduvad lennujaamas, sealt veel autoga, kõik need ümbertööstmised, vahetamised, et lisaks see lennuaeg ise ei ole nii pikk, aga kõik see eelnev, see ajakulu on väga suur, ja seal ongi raske loota nagu väga head tulemust, et meil eelis on see, et päevasel ajal angiografist on kõrval toas, tuleb pilti vaatama, kui ta kuuleb, et on trombolüüsiline arm, ütleb, et võtame ja ta peaaegu emosaali ei peagi tagasi minema, me saame otse vissata siis angiograafi tuppa, mis ongi kohe meil kompuutri kõrval. Ehk siis seal see viivitus on 15 minutit. Ja trombektoomiat tehakse siis ikkagi 2 regionaalhaiglas? Tehakse ka Ida-Tallinnas. Ida-Tallinnas. 3 haiglat Eestis, kes teevad trombektoomit. Aga kuidas see insuldijärgne ravi ja ütleme just võib-olla see antikoagulant ja antiagregantravi, kuidas see tavaliselt korraldatud on? Insuldijärgne ravi? Insuldijärgne just, jah. Kui ei ole antikoagulandiks näidustust, mida me siis ka haiglas esimesel päeval kohe uurime, et see EKG ja Holter esimesed asjad, et me selle vaatame kiiresti üle, et siis see ravi peale trombolüüsi on 24 tundi on üldse pausi, midagi ei anna ja siis me alustame tavaliselt aspiriiniga ja kergemate insultide puhul on ka näidatud efektiivsust kaksikantiagregantravil, kellel see on just NIS alla 6 ja lisaskooriga on see ABCD skoor, et kardiovaskulaari risk on natuke rohkem. Tegelikult me kasutame peaaegu kõigil, kellel on kergem insult, et kuna see insuldi kordumise risk on kõige suurem just selle esimese episoodi ümber, et siis see 3 nädalat kaksikantiagregantravi, raskemate insultide puhul siis ainult aspiriin, kui need patsiendid on voodihaiged, siis nad saavad ka madalmolekulaarses doosis hepariini. Ja kui on antikoagulatsiooni näidustus, siis nad sildamise ajaks, see natukene arstid teevad erinevat, aga osad annavad aspiriini vahepeal, osad ei anna vahepeal midagi ja me ootame. Vanasti ootasime väga kaua, aga nüüd jällegi väga värsked uuringud näitavad, et me tegelikult ei pea nii kaua ootama selle pausi tegemiseks. Et kergete insultide diade puhul põhimõtteliselt 24 tundi, et sarnased nagu aspiriiniga, ja siis selliste möödukate insultide puhul 48 tundi ja maksimaalselt üldse praegu ütleme uuringute alusel, et 4 päeva. Et siis teed kompuutri üle, mida me tavaliselt teeme, minu arust isegi uuringud seda ei soovita, meie teeme pragmaatilistel eesmärkidel teeme, et me ei saaks sekundaarselt tekkinud verejooksu, et sellesse algselt išeemilise insuldi piirkonda võib siis ravi tüsistusel või ka lihtsalt selle reperfusioon, kus see veri tuli sinna tagasi foonil tekkida verejooks, et me seda hullemaks ei teeks, et siis me kontrollime üle, et seda ei ole juhtunud ja siis kuni 4 ööpäeva jooksul me alustame nende ravimitega. Pluss siis tavaliselt minu patsiendid saavad ka esimesel päeval statiini, olenemata ka see on düslipideemia mitte, et seal on ka näidatud natukene positiivset efekti paranemisele, et sellisele veresoontele toetavat efekti ja kõik muu siis ka, mis nende probleemiks võib olla. Üks asi, mis me enne ka lahti rääkinud, üks definitsioon on, mis asi DIA on, kui sa saad sellega korraks läbi rääkida? Et DIA on
leid on täpselt sama, mis insuldiks ja ma arvan, et see termin, mida kasutatakse, mis võib-olla päris õige ei ole, aga rahvakeeli sobib küll, on siis nagu mini-insult, kuigi TIA puhul tähendab, et see leid läheb üle ja püsivat kahjustust ei teki. See oli nii-öelda vana nii-öelda paradigma, et kui me tegelikult praegu parema radioloogia juures me teeme nendel TIA patsientile kogu leid kadus, ütleme isegi 10 minutiga või tunniga kadus ära, et tekkis parema käe parees ja kõnehäire. Kui me teeme pärast pilti, me näeme, et tegelikult tal on kollane ikkagi olemas. Et nendel patsientil, miks see nii-öelda leid ära kaob, on see, et aju on ikkagi plastiline, et ta suudab selle funktsiooni tõenäoliselt ümber mängida suhteliselt kiiresti. Et aga neid patsiente tuleb tegelikult käsitleda samamoodi nagu insuldihaigeid. Et need küll seal ei ole trombolüüsi küsimus, kui see leid läheb üle, et seal ei ole puuet tekitavat defitsiiti, aga enamik nendest patsientidest peaks jõudma haiglasse ja meie üritame neid nii palju kui võimalik ka vastu võtta, sest see on kõige, kuidas öelda, magusam patsient, tal ei ole veel insulti tekkinud, selles mõttes, klassikalises mõttes, tal ei ole defitsiiti, aga tal on mingi risk, mis seda on tekitanud ja me peame selle riski üles otsima, et seda insulti ära hoida. Et see on see kuldnaken, et seda peab nii-öelda oskame ära tundes, palju me kuuleme neid insuldipatsiente, kellel oli nädal aega enne mitu korda. Et sama sümptomid käisid, läksid üle, mõtlesid, läks üle, kõik on hästi. Aga see ongi hoiatu sümptom ja selle kordumise risk ajas ainult tõuseb ja seal ümber on väga suur risk. Kui see on juhtunud, see on erakorraline pöördumine. Mihkel, tahtsid sa midagi lisada? Karl Pära oli viimase lausega tegelikult ja pani selle asja paika, et TIA on järgmise ööpäeva jooksul TIA kordumise risk ja insuldi nagu saamise risk on nagu piisavalt kõrge, et sellist patsienti ei tohiks koju jätta. Et see on, ma ise ka nagu toonitaks üle, et meil kõigil kindlasti kiirabis on olnud selliseid patsiente, kes kas me näeme, et siis tuleb algne info, et tal on näiteks parema poole kehanõrkus, lähme sinna kohale, käed liiguvad, mitte mingit neuroloogilist koldeleid ei ole, mõtleme, et mis asja, kas ta lihtsalt kutsus, tegi valekutse või siis on see, et me oleme sündmuskohal ja siis läheb neuroloogiline koldeleid kaob ära, tegelikult need kõik patsiendid on sellised, kelle peaks kindlasti hospitaliseerima igaks juhuks. See ongi, ütleme, et puhtalt ressursi küsimuse mõttes meil alati ei õnnestu seda teha. Või kui me näeme näiteks EMO-s tehakse EKG ära, nähakse FA, suurim risk, kodande virvaldusrütmi, et meil on teada ja mõnikord lihtsalt, kuna lihtsalt ei ole võimalust, patsient läheb ka koju, aga meie nii nagu me üritame ja proovime teha, et need patsiendid tuleks haiglasse. Sest alati see on kõige raskem asi, mida diagnoosida, sest see on asi, mida sa ise ei näinud, mida isegi kiirabi võib-olla ei näinud, mida patsient ainult kirjeldab sulle. Et siis ei tee paha need riskitegurid üle vaadata nii või naa, kui see on, ütleme, sellised sümptomid olid, et see on kindlasti muret tekitav. Nii, ega see patsient sai väga hästi käsitletud, liigume järgmise juhtumi juurde. Muidugi tõenäoliselt teate, mis see tähendab. Järjekordne väga halb nali, nii et olge valmis, pange ennast valmis. Ja ma lihtsalt nagu seletuseks ütlen ikkagi sellega välja, et kõik hiidlased, kes siin on, ma väga vabandan, või kõik hiidlased, kes kuulavad meid, aga see pigem on nagu selles mõttes niisugune motivatsioon, et kutsuda meid ka siis Kärdlasse või siis Hiiumaale. Et siis me saame teha siis saarlaste üle nalja. Vabandust. Aga ärge unustada, peate naerma, eks ju. Hiidlane on siis kukkunud siljalt vette ja palunud siljal olnud saarlaselt, et see viskaks talle köie otsa. Saarlane, lahke mees, visanud mõlemad otsad hiidlastele ja öelnud, et ega ma kade ole, võta mõlemad. Ta tunnete seda pinget juba õhus. See oli nagu selline 50-50. Ja, see oli nii hästi peale. See hiiu oleks nagu paremini. Aga lähme siis siit piinlikust vaikusest kiiresti edasi. Meil on järgmine kutse, nagu kiirabis ikka endiselt, et ega me ei saa siis ju jääda puhkama. Meil ei ole 8-tunnine tööpäev, meil on ikkagi 24-tunnine valve. Ja meil tuleb siis kutse. Kuressaare 91, Delta 26, teadushäire ja halvatus. Kuressaare toidupood, Vanamaa Sahver, Marja tänav 32. Kes need nalju see kirjutas? Mitte mina. Nii, ja situatsioon on siis 42-aastane mees leiti kohalikust toidupoest, kus ta käitus imelikult ja ajas segast juttu. Müüjad kartsid insulti ja kutsusid kiirabi. Nii, nüüd me oleme väga kiire, me jõuame kohe sündmuskohale. Me näeme, et patsiendil on segane kõne, ta nägu on kergelt asümmeetriline,
Käes on kaup, mida ta üritas korduvalt kassalindile panna ja siis jälle taskusse toppida. Klientide kirjeldusel mees vajus korra vastu külmkappi ja tundus, et parema käega ei suutnud hästi asju haarata. Vaatame siis esmased näitajad, nagu me tavaliselt teeme. Glasgow on 14, on rahutu segane. Vaatame vererõhku 135-80, südamelöögisagedus 98, saturatsioon 97. Mihkel, kas helistame juba vastutava memoarstile, et siin võib-olla on tegemist insuldiga? Ei helista selle koha pealt, see mees on ise sinna poodi läinud. Meil enamasti puudub info tema nime kohta, tema isikukoodi kohta. Me ei tea, kui me leiame rahakotti, mis ta peaks olema kaasas. Me saame tema haigused, me saame tema ravimid teada. Siukesed segadusseisundid, ebamääras higised, rahutud, kipuvad olema hüpoglükeemiad, mille pärast veresuhkur on üks nendest asjad, mis tuleb alati üle kontrollida, kui sul patsiendi see haigus on teadmata. Sest hüpoglükeemiad on miimik ja me oleme ka insuldikutsetel ise käinud, kus me ongi delta insuldikutse ja me tegelikult avastame, patsient on hüpoglükeemias. Samas sa teed selle suhkru ära, sa tõstad selle glükoosi ülesse, minutite jooksul see teadvus peaks selginema, neuroloogiline leid, kui selle üldse oli, peaks kõik olema kadunud. Ja tihtipeal siis sa saad ka teada anamneesi, et kus tõesti kas mingi ravimiviga on, süstimise viga olnud, et neid patsiente tihtipeale me ju ei viigi haiglasse. Et see on väga hea, mis sa välja tõid, et kuna tõesti on poes on see juhtunud, kõrvalööjad on kutsunud, me ei tea, kes ta on, mis ta ravimit võtab. Ja nagu sa väga hästi mainisid, glükoos, ja kui me glükoosi mõõdame, me saame, et glükoosi väärtus on 1,8. Ja sellega on täitsa oodata neuroloogiline leid. See kõrvalseisja poolt info, et parema käega võib-olla ei. Ütleme, et tavainimesel on seal raske hinnata. Et kui ta ongi parema käeline, siis üritab seda rohkem kasutada ja niikuinii segadusseisundis on ta juba eelnevalt. Ja siin siis hüpoglükeemia piir on umbes 3,3, ta on tugevalt allapoole. Mis ravime, Mihkel, kuidas sa sellist patsienti siis alguses käsitleksid, et nagu sa mainisid, siis glükoosiinfusioon? Glükoosiinfusioon, nüüd on meil 10% valdavalt just minu silmis laste puhul kasutatud ravivigade tõttu, kus tegelikult lastel sai tohi teha 40%-list. 40%-listega oli lihtne, tegid 2-4 ampulli ära, ta tegelikult silme all tõstis selle glükoosi korra maru kõrgeks, vaikselt vajus allapoole normi piiresse. Kui sa kasutad 10%, siis 250 milliliitrit võiks olla see doos, mis sa patsiendile ära teed. Ja laste puhul siis 2 milliliitrit kilogrammi kohta. Ja siis et need kogused on siis nagu tunduvalt suuremad. Infusiooni mõttes siis selles mõttes. Koguse mõttes. Tilga mõttes. See on Mihkel vaatas mind nii. Aga see oli siis nagu põhimõtteliselt nagu red herring, ehk siis kuidas insult või ütleme hästi palju erinevaid patoloogiad võivad siis matkida insulti. Ja tegelikult seal võib olla ka üldse mingisugune süütu taust, aga seal võib olla ka mitte süütu taust, et Mihkel võib-olla, kui sa veel välja tood, et mis võivad olla siis, et me rääkisime sellest hüpoglükeemiast, aga mis veel võib olla, mis nagu jätavad mulje nagu tegemist oleks insuldiga? No klassikalised on need tõesti krambihooajärgsed segadusseisundid ja krambihooajärgsed need pareesid. Samuti enamasti see pareesi olemus, see pareesi ulatus patsiendil on varasemalt olnud. Sa näed, et on epileptik ja tal on seda varem kirjeldatud, et tõesti peale krampi ongi see hemiparees, mis ära taandub. Neuroinfektsioonid, sest klassikalise insuldi puhul lähed kutsele, segadusseisund ei neela, insuldikutse, avastad patsiendil 39,8 palavik, keegi pole kraadinud, kuna kodus kraadiklasi ei ole. See on ootuspärast insuldi endaga, nii akuutses faasis ei käi koos palavik. Septiline seisund vana inimesel võibki selle miimikida. Hüpoglükeemiast me rääkisime. Jah, enamik asju ma arvan, et sa
tõid välja, et ka siin, mida me mõnikord näeme, on ka tegelikult taustal olev täielik dementsussündroom, mis on ägenenud õhtul perioodil ja see kõne on võib-olla veel segasemaks läinud. Aga nende miimikutega on keeruline, et noh, ja ongi täiesti õiget, nad tulevadki EMO-sse, nad saavad ka täis trombolüüsi, ütleme, käsitluse, aga samal hetkel siis ütleme, kas kogenud pilguga või midagi sul tundub, et päris ei klapi selle tüüpilisele insuldi nii-öelda pildile. Näiteks on väga suur leid, aga suure arteri sulgust ei näe. Et see on just näiteks selle krambihoo järgsete pareiside puhul, et see natukene tekitab kahtlust, palavik ja muud sellised asjad, et seal ongi, nagu ma ütlesin, et mõnikord need patsiendid saavad trombolüüsi isegi siis, kui sa pigem ebaled, aga see ei julge ka ravimata jätta, kui ta tõesti on insult. Ja kui sa tunned, et ikkagi see risk on liiga suur, et siis ongi selle jaoks on ka magnetuuring, mis aitab nagu ehk võimalikult definitiivselt ära öelda, kas tegemist on insuldiga või mitte. Et kui kõik muu on siiamaani, sa ei saa tegelikult selget vastust ja ei pruugigi saada. Et see ampluaa, mis seda mimikeerib, on väga lai. Aga kui see tulebki trombolüüsi alarmiga patsient, et kui me võtame nagu EMO keskkonna, et alati näiteks vereanalüüsid, elektrolüütide häired võivad teadushäired põhjustada, kas on sul mingid, mida sa vereanalüüsis siis nagu screenid, et mis need miimikud võivad siis olla selles? Et tegelikult ühtegi vereanalüüsi me tavainsuldi käsitluse ära ei oota ja me ainuke asi, mis jõuab tulla selleks hetkes, kui ma mõtlen, et peaks magneti tegema ja ära teeme selle, on ainult kliiniline veri. Kui see kliiniline veri, et leukotsütoos on 40, et siis ma võib-olla mõtleks, et äkki see on ikkagi septiline, tal on palavik ka, et siis me sinna magnetisse tõenäoliselt ei lähe, kuigi ka septilise seisundi foonil võib insuldi risk on kõrgem, eks ole. Et see sõltub ka natukene sellest, missugune see leid täpsemalt on, et meil ei ole väga palju aega seal vereanalüüsidest sõltuda. Et seda, astrup on võib-olla üks variant ka, kus võib-olla saab mingit vastust, et ka vingugaasi mürgitus näiteks välistada või sellised asjad, et nagu ägeda teadushäire või desenatuurituse puhul, kus me saame kiireid vastuseid, aga jah, sellist biokeemiat meil väga ei ole mahti ära oodata. Et see oleks võib-olla jälle nagu hea koht, kus kui kiirabi etapis, me rääksime juba kiivrist, oleks meil mingisugune venoosne arteriaalne kapilaarne astrupi võimalus, et me saaks nagu mingid näitajaid juba sealt vaadata teoreetiliselt. Just, aga see ongi pigem selle EMO-st sealt mööda minnes see tehakse ikkagi kiiresti ära, et kui sa peaks lisaajakulu tekitama kiirabi etapis, siis pigem ma arvan, et see ei oleks seda väärt, et selle jõuab EMO-st ka ära teha, ma usun, et siis ja kui neurolog seda siis vajalikuks peab. Ja mis sa ütlesid ka, et enamasti on ikkagi suhteliselt tohutu, on siis nagu nende miimikutega siis... Jah, seda absoluutse terminina on keeruline öelda, aga ikkagi puuet põhjuste defitsiidi puhul me pigem tahame ravida ja kui me ei ole päris kindlad, siis me väga tihti ei ole ka võimalust seda 100% inglust saada, et peab olema natukene julgust, kui võimalik siis patsiendiga läbi rääkida seda ja selle riski vastu võtma, Ja võib-olla ka välja tuua, et kui peaks olema neuroinfektsioon, kui peaks olema sepsis, siis see on samasugune aegkriitiline olukord ikkagi nagu siis insult, et siis mitte kergendunult hingata, et tal on 40 palavik. Just, siis läheb lihtsalt teise raja peale. Siis läheb teise raja peale, et siis on ka ikkagi see oluline. Nii, siin on tulnud ka nende siis miimikute osas on tulnud selline küsimus, et kui palju peaksime kameelionite puhul arvestama siis jumalate nektarit, sulgudes alkoholi, faktorit, kui palju see maskeerib meie hinnangut ja lähtuda diagnoosist või nähtavast. Et küsimus siis alkoholi kohta. Alkoholi joobes saab päris kiiresti aru. Ma arvan, et kiirabi töötaja nina on päris terav. Juba selle pealt saadakse piisavalt palju aru. Aga selle foonil ei tohi magada. Minu umbes 2 kuud tagasi üks meesterahvas oli joonud mitte midagi ebamõistlikus koguses, aga promilline veri tal ikkagi oli. Kukkus trepist alla. Arvatavasti siis joobe tõttu. Aga siis ikkagi EMO-arstil jäi midagi nagu kripeldama. Ja see kripeldama jääb, et tegelikult tal oli sensomotorne faasia. See ei olnud joobe tõttu, et see oli konkreetselt, tal oli tromb tegelikult isegi keskmise suuruses ajuarteris. Ta sai ravi, seda kukkumise järgselt ta tuldi kohe EMO-sse, et on ka suur tõenäosus, et ta kukkus tegelikult selle insuldi tõttu. Et see alkohol seal kindlasti ka mimikeerib, aga samal hetkel patsiente peab samamoodi käsitlema.
sa pead korralikult üle vaatama, alkohol hemipareesi ei tekita, et seda, kui seda näed, siis ikkagi ja sensomotoorne faas on ka selline, mida kui see joobele ei vasta, et kui see joove on 1% joove, et siis ma ei eeldaks, et see inimene ei suuda sõnu välja öelda, et see peab olema nagu ikkagi korrelatsioonis. Vahel kiirabi etapis nagu reaalses töös on jube raske on aru saada, mis see joove on ja mis kui palju mis afaasi tal on ja millest see afaasi on tingitud ja seda ma usun, jah. Et see on nagu korralik väljakutse. Täiesti. See ongi väga keeruline, et see alkohol ikkagi need asju teeb kindlasti keerulisemaks. Aga jällegi, ma mõtlen, kui on see isoleeritud kõnehäire ja ma tahaksin väga kindel olla, siis ma jätaksin selle otsustamisega jälle haigla poole pigem. Et seal ongi, et kaasame nii palju kui võimalik ja sealt siis eks siis neuroloog ka selles triaažis võib ka öelda, et talle tundub, et see on lihtsalt joove. Et me siis selle käsitluse me saame ka katke, et me ei pea seda teekonda lõpuni tegema, aga see on ka üks adekvaatne viis, kui ma telefoni teile ütlen, et ma ei ole kindel, aga tule näite kiirelt ära, vaatame triaažis ära, pigem tundub, et ei ole ja siis me läheb teistsuguse käsitlusega edasi. Mihkel, on sul mingid oma kogemuse poolt? Alkoholi puhul küll, et sa võib-olla nii-öelda arvad ja sa tunne lõhna järgi ära, aga tihti peale ei ole see päris niimoodi ka. Teine asi on ravimid. Päris mitmed patsientidel kodus olevad ravimid, kas või selle koos selle alkoholiga, aga seal ei ole mitte mingit lõhna, sa ei saa kodus määrata seda, kui su patsient on koomas, sa tood ära. Sest pupillid nõel teravad, ei reageeri, sa ei jää arvama, et tal alkohol on. Ja minu isiklikult, see rekordimees 6,8%, ütleme, et insult, mis on insult, mõlemad pulbused vaatasid lateraalsele ja Glasgow 3. Peale 500 milliliit ilka tõusis püsti tänas meid ja kõndis koju. Eks tegelikult sa ei saa välistada. Me teame, et nad on alkohoolikud, me tunneme neid nimepidi ja neil on mitu haigust koos. Ema arsti koha pealt, see minu see lemmik. Valuvõtetele reageerivad ikkagi. Kuigi on alkohol, siis tegelikult sa saad mingil määral isiklikus kogemuses, saad ära hinnata, kas seal on mingid nagu reflekside erinevust, liigutuste erinevust, kas ta tõmbab sul ühe jala valu peale rohkem ära või ainult ühte jalga tõmbab ära, kuidas sul kannarefleksid on, vallandub sul Babinski. Et seal on hästi palju ka sellist kogemust ja sisetunde küsimust, kus sa oled nagu aru saanud, et tuuakse koomas või madala Glasgow'ga patsient ja tegelikult sa näed ära, et tegelikult tal on parees, mida tal olla ei tohiks. Liikudes alkoholikutest natukene edasi, siin on tulnud nii hea küsimus, et ma pean seda küsima. Kas on teada, mis juhtub saarlase õ-tähega peale insulti? On seda põhjalikumalt uuritud? Seda võiks lisada ravijuhistusse. On sattunud kindlasti, aga tugevamaks läheb vist nagu kinnistub rohkem, et seda lähed juurde rohkem tagasi, et see, ma ei tea, niimoodi ma ei oska öelda, aga et kui keegi tahab teha siis magistritööd või doktoritööd, et siis selle öötähe, mina kasutan kognitsiooniteist väga kiire on sellest, et kui hästi patsient asjadest aru saab, on see, et kui siis Tallinnas minna patsiendi juurde ja ta kuulab sind, aga sa vaatad, ta vist päris ei kuula ka sind ja siis ta kolmanda küsimusena küsib, et aga sa oled Saaremaalt pärit või? Siis ma nagu saan automaatselt aru, et see inimene on terane, ta on kohal minuga ja me saame asjadest rääkida. Seda muidugi kõik ei saa rakendada, aga see on... see on niisugune anekdoot. Nii, siin on tulnud veel küsimus, et kas trombolüüsiga venitamine arterikanüüli paigaldamiseks ebastabiilse hemodünaamika foonil? Miks sa paned ajuinfarktiga haigele hakkad trombolüüsi? Ta on sul ajuinfarktiga haige, trombolüüsi aknas, miks sa hakkad talle arterikanüüli panema? On ebastabiilne hemodünaamika. Mis põhjusel ebastabiilne? Seal ongi... Mitu asja koos? Me ütleme, et see trombolüüs on küll väga kiire, aga selleks, et trombolüüsi teha, peab patsient ka elus olema. Et siis, et seal, kas sul on aega seda põhjust selgeks teha, see sõltub paljud asjadest, aga võib viivitada, et seal, kui küsimus on, kas trombolüüs ravi teha või patsient elus hoida, siis need asjad ikkagi, mis patsient elus hoiavad, on ikkagi primaarsed, et siis jääb see trombolüüs tol hetkel jääb korraks taha plaanile.
et kui see on hädavajalik stsenaarium siis nii-öelda elu tagamiseks. Samas arterikanüüli olemasolu ei ole ja, ei, seda ma elu tagav protseduur. Arterikanüül võib-olla ei ole päris see, aga ütleme muud asjad, et lihtsalt ka nagu hüpotensiooni ravi või midagi muud, et siis seal see paus on aktsepteeritav. Aga arterikanüül ma sellest ka ei ole päris kindel, et kas... Et arterikanüül ei ravi kedagi? Ja see ei ravi kedagi, just ma ajasin ka korraks, ma mõtlesin kohe selle TVK peale miskipärast, aga ma ei tea. Et kui stabiliseerida on vaja, siis tuleb stabiliseerida. Ja, absoluutselt, jah. Aga otseselt siis kanüüli ei pea ootama. Siin on tulnud ka küsimus, et kas mõnel Tallinna suurel haiglal on helikopteri maandumisplats. Võib-olla vastan selle ise ära, et PERHi või lastehaigla kõrval on siis maandumisplats olemas. Seda siis reanimobiili arst saab, ütleme siis, anda vihje kopteripiloodile, et ta võiks sinna maanduda. See on ikkagi kopteripiloodi otsus, kas ta sinna maandub või mitte. Aga see võimalus on olemas ja tihtilugu sinna saab maanduda ikkagi. Et aga muudel haiglatel minu meelest küll ei tohiks olla ligilähedasel. Et enamasti on ikkagi niimoodi, et siis kopter stardib lennujaamalt ja siis reanimobiil sõidab sinna, aga maanduda siis saab tagasi, saab juba siis PERHi lähedale lastehaigla kõrvale, kui ilm ja tuul kannatavad. Nii, saime teada, et sellel patsiendil on siis, et ta on esimest tüüpi diabeetik, kui me ta isikukoodi leidsime, ja pärast siis seda glükoosi 10% lahuse manustamist, siis ta teadvusseisund ilusti normaliseerub. Aga liigume siis järgmise juhtumi juurde. Nüüd juba teate, mida see tähendab. 2 ja ilma 3. Vaatame, kas 3 läheb paremini. Võite kausad alla seekord. Nii. Saaremaal on kõik asjad paremad. No kõik kohe, aga hiidlastel on üks asi parem kui saarlastel. Naabrid. Te juba teate väga hästi. Nii, lõpuks me saame nagu ühel lainele, väga hea. Nii, aga juhtum 3. Uuesti siis Kuressaare 91, Kuressaare 91. Seekord on meil delta 33, mis siis tähendab vigastusi. Ja situatsioon on meil siis järgmine. 58-aastane mees. Ta kaebab pearinglust, tugevat iiveldust, oksendanud 3 korda ja 1 korraga kukkunud. Mis mõtted, Mihkel, kui sa sellise kutse saad, mis mõtted sul siis tekivad? Miks ta niimoodi prioritiseeriti? 1 korraga kukkunud vigastused delta. See on esimene mõte, mis siis kohe tekib. Aga tegelikult pearingluse mõttes, samas sa näed patsiendi tausta, mis tema varasemad ravimid on tal siis tõesti vestibulopaatia diagnoosi välja pandud. Tihtipeale nad on ikka korduvalt oma probleemidega perearsti juures käinud, ravimid on vähemalt mingi aeg välja kirjutatud. Et kui selles vanuses mehel, kellel ei ole otseselt riskifaktoreid, on esmanäge vestibulopaatia, mis pole mitte millegi poolt provotseeritud, see tegelikult muudab mind närviliseks. Et me liigume edasi sündmuskohale, patsient on Glasgow 15, hingab tavapäraselt, elulised näitajad, saturatsioon 95, vererõhk 160-90, südamelöögisagedus 55. Pupillides saame natukene loiu reaktsiooni valgusele, aga need on isokoorilised. Kas siin, Karl, sa kahtlustaksid ka posterioorset? No see on nii tüüpjuhtum, kui annab olla, et see on ka EMO igapäevatöö ja see on ka neuroloogi valve igapäevatöö, et kuidas siis eristada, et kas see on siis sisekõrva probleem või siis nii-öelda aju tagumise süsteemi insult. Et seal see, ütleme, esmane käsitlus ikkagi sama, et siin a priori on neuroloogiline läbivaatus. Ja see neuroloogiline läbivaatus nüüd selle puhul on palju olulisem ja selle mõttes, et detailsem ja natukene võib-olla nõuab kogemust ja rohkem harjutamist. Ehk siis, mida me tagumise süsteemi insuldi puhul lisaks ootaksime, on siis ka mingisugune veel fokaalne defitsiit, aga see ei pruugi olla nii väljendunud parees või nii selge kõnehäire, kui me siis oleme eesmise süsteemi insultidega harjunud. Et see võib tähendada ka kerget düsartriat, et see kõne on pudistavam kui tavapäraselt, ka düsfaag, et tegelikult ütles, ta proovis ka süüa ja kõik läks kopsu. Silmade liigutamisehäiret, diploopia, et see
väga suur osa sellest neurologist läbivaatusest on tegelikult näopiirkonnast tollel hetkel. See tähendab siis nystagmi hindamist, siis diploopia silmaliigutajate hindamist, et kas need silmad liiguvad kõik kvadrandid ära. Ehk siis seda kindlasti tuleks hinnata, et see on väga oluline. Ja siis nystagmi osas, nystagm on väga keeruline temaatika, et sellest võiks eraldi rääkida tunde, et mis on nii-öelda ohu nystagmi, mida ma ütlen, et ma arvan, et kõik võiks jällegi piisava kogemuse juures ära hinnata, on see, et või mida pidada ohtlikuks, on see, kui tsentraalse nii-öelda põhjuse tõttu tekkinud siis pearinglusel puhul see nystagm, mis tekib, on emmale kummale poole vaadates samasse suunda, et ta muudab suunda, et see on erisuunaline nystagm. Et kui see on sisekõrva probleem, siis see probleem ongi ühes kohas ja et siis see, kuidas see nystagm lööb, on samasugune olemata, kas vaatab paremale või vasakule. Et see nii-öelda kiire faas ja aeglane faas, seda ei pea eristama, aga see, kuidas see nystagm välja näeb, et see ei muutu, olenevad siis kuhu vaadata. Et see on number 1 ja kindel ohusümptom on see, kus nystagm on üles-alla, mitte siis horisontaalne, vasakule paremale, vaid üles-alla. Ja selle kõige lihtsustamiseks on tehtud ka 3 komponendile nagu HINTS testimine, mida võib kiirabis proovida, mis võiks kindlasti olla ühe EMO-arsti ampluaas, mida ma tean, et Mihkel väga meeldib ja mida ma ise kasutan, mis annab kogenud hindajalt, see on spetsiifilis nagu magnetuuring eristamiseks ja see on 3-komponendiline. Et ma alustan nagu tagamist otsast, et see nystagm on see, millest ma rääkisin, täpselt nii nagu ta ongi, et kas ta on suunda vahetav või mitte. Suunda vahetav siis viitab, ühest piisab, et ta viitab tsentraalsele ja pigem sinu rõhk langeb, et see tegemist võiks olla insuldiga. Siis on eestikeelsed terminid väga head ei ole, skew deviation ehk siis pilgu vajumine või kuidagi niimoodi. Et see tähendab, et mina seisan patsiendil vastas, palun endale otsa vaadata ja katan ükshaaval tema silmad kinni. Aga ma jälgin seda silma, mille ma vabastan katte alt, kas ta peab tegema ühe korrigeeriva liigutus, et mulle otsa vaadata. Kui ta peab tegema, see viitab tsentraalsele. Et kui seda ei ole, et siis see pigem viitab perifeersele. Jällegi, kui see on olemas ja muid asju ei ole, siis ta on ikkagi tsentraalne. Korraks kõige algust tagasi, et HINTS testimine sobib ainult siis, kui patsiendil on üldse nystagm. Kui on äge tasakaaluhäire, pearingluse vertiigoga, kõik on olemas, aga nystagm ei ole, siis nagunii see esimene mõte peaks olema pigem tsentraalne. Et nystagmi hindamine on väga oluline siin. Sellest ei pea lõpuni aru saama, aga kas on nystagm või ei ole, et seda siis see silmade hindamine on väga oluline. Ja 3. võib-olla ma olen kõige raskem ja mõnikord ka kõige keerulisem teostatav on siis head impulse test või nii-öelda pea siis järsk pööramine, seda peab ennem patsiendi selgitama, mida sa teed, sest see võib tunduda suhteliselt agressiivne. Ennem ka nii-öelda teha see liigutus ette kergemalt, et patsient on jälle sinu vastas, te vaatate üksteisele otsa ja siis sellise kerge korrigeeriva liigutuse, see ei pea midagi järsku olema, aga palud, et ta hoiaks pilku sinu silmade peal ja keerad seda pead paremale või vasakule. Ja siin nii-öelda perifeersele viitab see, kui ta ei suuda seda pilku hoida, et ta peab tegema siis korrigeeriva liigutuse. See on jällegi, see on natukene nagu erinev kui selle skew deviationist, aga siin on see korrigeeriv liigutus viitab siis sisekõrva probleemile, aga kui seda ei ole, nystagmi olemasolul, ta ei tee seda korrigeerivat liigutust, siis see viitab tsentraalsele põhjusele. Et seda võib katsetada ka kiirabi etapis, et see iseenesest ei võta kaua aega, lisaks muule neuroloogilise läbivaatusele, kui seal on ikkagi muu defitsiit, mida me otsime ka ataksia, väga oluline, et mitte siis ainult vaadata asemete nii-öelda jõudlust, vaid siis selle koordinatsiooni, seda võib teha silmad lahti, mina endal patsiendil pigem soovitangi silmad lahti seda teha, sest see pigem näitab ataksiat rohkem kui silmad kinni nii-öelda siis sõrmninnakats ja kandpõlvkats, et kandpõlvkats ka kindlasti see on juurde alati, et sellest sõrmninnakatsust ei piisa. Ja kui see on nagu tehtud, võiks olla mingisugune pilt ees. Lisaks siis, nagu Mihkel rääkis, et riskitegurid sul on teada, patsient nii või naa püsti ei seisa, sa ei saa teda isegi liigutada, ta iveldab, oksendab, tal on ka võib-olla seda testimist alati raske teha, aga need on siis need momendid ka, kus siis neuroloog tuleb, vaatab oma käega üle ja me ka alati ei oska öelda, me ei ole kinglad, aga seal nii või naa, et hospitaliseerimine näidustus on olemas, me vaatame üle. Enamasti need patsiendid
ütleme, trombolüüsilarmile ei jõua ja need tõenäoliselt ei oleks ka väga, et kui nad ka jõuaksid meile regulaarselt, et see efekt tõenäoliselt ei ole väga hea, sest isegi kui me näeme, et takkajärgi siis teeme näiteks magneti ja näeme, et tegemist oli insuldiga, siis sellest vertiigost ja sellest pearinglust nad paranevad ja kui seal ei olnud muidu puuet tekitavaid defitsiite, siis nad paranevad hästi. Et see ongi väike leid, aga see annab jälle võimaluse meile uurida neid riske, et ei tekiks siis väljendurmata insulti. See on jälle see, et pearinglus patsiendi jaoks on nii laiahaardeline termin, et esimese asjana kutsele minnes peaks aru saama, mis tähendab see pearinglus, mis tähendab see tasakaalutus. Nad kasutavad neid mõlemad terminid teist sünonüümina. Ja kas on seda nii-öelda tiirlemist, õõtsumist või tõesti, et kui sa hakkad temaga täpsustama, sa saad seda analüüsi täpsemaks tõesti, et kas ta on tasakaalutu, ei suuda kõndida, sellepärast kukkus, tuba sõidab. Ja samas on ka nüüd küsimus, kas tõesti on see vestibulopaatia või see on tõesti paroksmaalne hea loomuline vertiigo. Et patsient peab oma sümptomaatikaga laiali rääkima, et Hintsi test on tõesti juhul, kui see on püsiv pearinglus, sul on just ka püsivalt olemas ja sul ei ole muud neuroloogilist leidu. Kui sul kas midagi seal viltu on, sa ei hakka sellest tegemagi. Ja selle hea loomulise paroksmaalse vertiigo puhul, selle saab juba anamneesist aru, seal pole mõtet seda ka teha. See ei ole selle jaoks mõeldud. Ja kui ta on ikka tõesti esmane äge vestibulopaatia, sul jääb kahtlus, et võiks olla perifeerne, aga üldiselt soovitaks esmase ägeda hospitaliseerida. Eriti arvestades, kui ta on kodus üksinda ja maru sümptomaatiline. Sest kodus on selle raske eristada, EMOs on selle raske eristada, ega neuroloogidel on selle raske eristada. Me paneme selle Hintstesti kindlasti ka konspekti üles ka videona. Et hästi palju on neid videosi tegelikult olemas ka YouTube'is ja seda ongi natuke raske võib-olla nagu seletada niimoodi laval. Eriti kindlasti nagu podcasti kuulajatele, kes kuulevad nagu ainult heli. Et siis on meil eriti raske, et me paneme selle kindlasti üles. Võib-olla meil on üks kiire juhtum veel, aga mul on üks probleem ja ma ajan teie abi. Mul ei ole enam ühtegi nalja. Et kui kellelgi on mõni hea nali, siis pange Sliidosse kirja. Aga tulles tagasi nüüd korraks selle juhtumi peale, et ütleme, meil on siis posteriorne insult, meil on see kahtlus. Mis on selle puhul ravi? Kas on see kuidagi teistmoodi? On need samad aspektid? Jah, et see sõltub jällegi sellest leiust, et kui me räägime primaarselt siis sellise pearingluse ja tasakaalutusega, siis neid patsiente, kes sellisel saavad trombolüüsi väga harva, kuna nende haiglasse ilmumine on tavaliselt nad tulevad hiljem haiglasse ja see käsitlus seal EMOs tõenäoliselt viibib ja ma ütlen, et nende efekt tõenäoliselt ka väga hea ei ole. Aga tagumissüsteemi on siis sellised, ütleme, võib-olla kergemad ja parema prognoosiga sündroomid ja siis on teises küljes on basilaartromboos, ehk siis mis on kõige ohtlikum üldse sellest aju isheemia võimalikustest, nagu ma varem mainisin, et ajutüve verevarustuse häired, see hingamisfunktsioon, ärkveloleku funktsioon ja viib täieliku läbilõikeni viia välja, et locked-in sündroom, kus teadvus on säilunud, aga kehas ainuke funktsioon on silmade liigutamine, et see kõige kohutavam variant. Ja basilaartromboosi puhul on selles mõttes ravivalikud on meil samad, et me siis trombolüüs ja trombektoomia, aknad on pikemad, ja kuni 48 tundi on trombektoomia aken lihtsalt sellepärast, et see kulg võib olla unduleeruv, see tromb seal võib olla natukene, et ta laseb vahepeal verd läbi, vahepeal ei lase, vahepeal laseb, et see leid võib käia niimoodi edasi-tagasi, oma silmaga seda näinud, see on väga hirmutav. Et eriti kui samal hetkel oled radioloog helistab, tal on basilaararter nagu peaaegu kinni ja sa näed, kuidas patsient su ees nagu just kes rääkis, vajub ära, et see käib niimoodi edasi-tagasi ja see elulistel näidustustel ongi see aken tehtud väga pikaks. Ja trombolüüsi aken on ka siis pikem, aga need patsiendid võivadki väga tihti tulla siis sellise akuutse teadvushäirega. Ja see esimene käsitlus võib-olla üldse ei teavitata neuroloogi, vaid see tuleb siis muud asjadest välja, kui ei ole sellised eelnevaid selgeid neuroloogilisi sümptomeid olnud, et inimene kaotab lihtsalt teadvus. Aga need riskitegurid on samad ja see edasine käsitlus on ka, ütleme, ligilähedaselt sama. Ütleme, soomlaste juhendi järgi kasutame nendel praegu veel, tegelikult tegime natuke oma juhendi ümber, aga me kasutasime varem 10 päeva antikoagulatsiooni, isegi kui selleks ei olnud väga selget näidustust.
Praegu nüüd me vaatame seda nii-öelda juhtumipõhiselt rohkem. Teiseks pearingluse koha pealt tagasi tulles, et brigaadina kodus olles, kui sul anamneesis selgub, et lisaks pearinglusele, mis nagu tundubki, et nagu oleks nagu vestibulopaatia, patsient ütleb, et samal ajal hakkas ka peavalu, siis see kombinatsioon ei käi omavahel mitte kunagi kokku. Vestibulopaatia ei tekita peavalu. Siis ta ikkagi on tsentraalne haigus ja need tuleb alati hospitaliseerida. Jah, see kõige rohkem isegi mul tekiks hirmsat verdumine. Tavaline ka išeemiline insult ikkagi üldjuhul ei valuta, aga see hemorraagia ikkagi võib seda valureaktsiooni ka tekitada. Ägedalt tekkinud, siis on kindlasti väga suur risk. Kas võib-olla hästi kiiresti veel mainida posteriorse insuldi siis diagnostika võimaluse demos? Et Mihkel, kas sa tahad? Selle koha peal meil erakorralist magnetit praktiliselt kättesaadaval ei ole. Me peame jääma kompuuteri ja kompuuterangigraafia juurde. Ja põhiline diagnostikameetod on siiski nagu erakorraline magnet. Jah, aga ütlengi, et basilaararteri puhul on lihtne, et sa näed selle siis ka ära seal suhteliselt hästi, et see suur arteri, kui selle muutused olemas, aga just need, kes tulevad sellise vestibulopaatia pildiga, et pearingluse pildiga, aga väga harva meil saavad seda erakorralist magnetit, sest selle näidustus on just mitte diagnoosi või ravi küsimus. Ja kui seal seda ravi küsimus meie jaoks pigem ei ole, siis nad seda tihti ei saa ja nad patsient võtaks siis haiglasse, et seda diagnoosi siis hiljem kinnitada ja sealt siis edasi liikuda. Nii, aga liigume siis, kui meil aeg surub ka peale, liigume siis 4. juhtumi juurde, mida me saame siis kiirelt tegutseda. Ja õnneks te ikkagi pääsite mind välja. Sest on kaks ei ole 3 tükki, nüüd tuli 3. ka. Palju te kuulda tahate? Mitte ühtegi või? Viimast või? Kas sa kirjutasid seda või? Oota, ma lähen sulle enne üle. Nagu meid ei kutsuta Hiiumaale, kui ma selle välja loen. No ma loen välja selle siis. Et kes tahab nagu ülejäänud 2 näha, et siis saab slaidosse sisse logida, see on seal olemas. Aga miks ei tohi hiidlane äiksa ja lõues olla? Kas keegi teab vastust? Aga sellepärast, et hiidlase pea sees pole midagi ja välk lööb sinna, kus on tühi koht. Nii et... Aga võib-olla järgmine aasta ikkagi Hiiumaal. Ma tunnen, et enam meid küll ei kutsuta pärast seda. See nullis ära, jah. Ma arvan, et see rikkus ära praegu. Aga liigume siis edasi. Viimane kutse. Meil tuleb siis Kuressaare 91, Kuressaare 91. Meil on Delta 19 peavalu. Me saame kutse jõusaali. Ja meie sündmus on selline 32-aastane naine, kellel rühmatreeningu ajal tekkis järsku halb enesetunne. Eelnevalt täiesti terve naine ning retseptikeskuses ravimeid ei ole. Ma liigun kohe edasi, kuna siin selle info järgi võib see diferentsiaaldiagnostika olla väga suur. Aga kohale jõudes leiame noore naise jõusaali põrandalt istumas, treener ja grupikaaslased ümber. Treener räägib, et ta tegi intensiivseid venitusharjutusi ning pärast ühte kaela painutust kaebas ta äkilist tugevat valu vasakul kaelas ja peas. Mõne minuti jooksul muutus kõne segaseks ning parem käsi ei taha hästi liikuda. Karl, mis sa selline eelnevalt täiesti terve 32-aastane, kas me tõesti oleme jõudnud nüüd siia noorte insultide juurde? Tundub, et oleme, jah, et see väga muret tekitavad sümptomid, eriti see taust seal taga, et mis hetkel see tekkis, et füüsilisel koormusel ja siis nende venitustega. Et kas me vererõhkuga teadsime? 140-85. Aha, et see midagi nii hullu ei ole, aga sellisel patsiendil väga suur kahtlus ikkagi insuldiks ja seda tausta arvestades ka see esimene mõte, mis peast läbi käib, on ikkagi, et see on kaelaarteri dissektsioon. Et kõik ongi kaelapiirkonna traumad, venitused, et seal, ütleme, et ei pruugigi väga tihti, me alati ei leia, et seal oleks ka midagi all, mis siis seda soodustaks, aga seal võib olla natukene loomu pärast, et see sidekude osadel inimestel on natukene lõdvem, et kes suudavad oma, minul see sõrm ei lähe absoluutselt siia poole, aga osadel käib vastu ära. Et nendel on paratamatult natukene suurem risk sellisteks veresoonte kahjustusteks, aga see trauma siis sellele viitab ja see käsitlus insuldi käsitluseks on sarnane, et selle peale ikkagi ootame kõnet ja tegutseme. Ma ütlen igaks juks, et glükoos on 5,6 ka. Väga hästi. Igaks juks.
Aga mis need ravivõimalused on, et tõesti noor inimene kaelaarteri dissektsiooni kahtlus, ütleme, et siis pildiliselt, radioloogiliselt kinnitub, et mis need võimalused on pärast seda? Akuutne ravi on selles mõttes sama ja nendel patsientidel, mitte ainult nendel, aga võib osutuda vajalikuks, kui see leid on raske, see dissektsioon, siis see tähendabki, et see sisemine kiht sellest arterist on lahti rebenenud, eks ole. Ja ta ise hakkab, siis see sisemine kiht võib selle verevoolu kinni panna, mitte lisaks, et ta on trombogeenne, vaid ta võib ka selle verevoolu selle kinni panna, et see leid võib olla väga raske. Ja selliseid juhtumipõhiselt me vajavad ka mõnikord need patsiendid erakorralist stentimist. Ehk siis meil ei ole muud võimalust seal sekkuda, et seda verevoolu tagada sinna, kui see tuleb stent sisse panna, mis lükkab selle veresoone seina laiali. Lisaks siis konventsionaalsele trombolüüsile ja trombektoomile, kui seal peaks ka olema intrakraniaalsele mingi trombi liikunud. Ja pärast see ravi meil on 2 varianti, mis ei ole suudetud tõestada, et üks on teisest parem, antiagregant ja antikogulant. Et antikogulanti me pigem hoiame nendeks juhtudeks, kui sinna me näeme ka angiograafial, et sinna on tekkinudki siis intraluminaalne tromb, et selles samas dissektsiooni piirkonnas on ka trombimass, et siis me tõenäoliselt depariniseerime ära selle patsiendi ja hiljem jätkame tõenäoliselt antiagregandiga siiski. Ja kui seda ei ole, on lihtsalt dissektsioon insuldiga, et siis see on ikkagi antiagregantravi. Hea on see, et see arter tavaliselt paraneb hästi ära, et see võtab aega, antiagregandi foonil lihtsalt see hoiab seda trombiriski sinna kahjustuspiirkonda tekkimise võimalust väiksemana ja see arter paraneb ära, mida me kontrollime tavaliselt pildiliselt, et sellest sõltub natuke see ravikestvus, aga tavaliselt 3 kuu pealt me vaataksime korraks uuesti, seni ja need on kindlasti ravi võtnud ja kui sinna on jäänud näiteks pärast jääkstenoos, siis me ka seal võib-olla peame arutama, et võib-olla pärast peaks stentima või kirurgiliselt sekkuma, et see sõltub siis juhtumist, aga sellepärast me kontrollime alati, kuidas see paraneb. Et praegu see neuroloogiline leid oli suhteliselt markantne, aga meil võib olla see, et meil on see sama patsient, tal on väga marginaalne neuroloogiline leid, et kuidas me kiirabi etapis, Mihkel, on su soovitus, et võib olla ka mingisugune ärevus, et kuidas me eristame sellises momendis, et eelnevalt täiesti terve noor inimene, tihtilugu me tahaks öelda, et kõik on korras, ära muretse. Sa ei saa talle kohe seda psühhiaatrilist diagnoosidelt välja panna. Antud juhul, kui sa mõtled, et sul on esmakordse fenotüübiga äge peavalu, mis on tekkinud jõusaalis, ärevushäires suure tõenäosus ei ole, kui sa seda kahtlustad, sa tood ära uuringuteks. Sest siin on ainult red flagid, mitte midagi muud reas ei ole. Just see taust, eriti see loo puhul, see on kohe automaatne red flag, et kellelgi jõusaalis olles ei jõua ärevust tekkida, pigem on ärevuse maandaja, eks ole. Et selle momendil peaks tekkima koormusel, et see on väga suur red flag. Emossonid aegelt satub. Käsitlus esialgu sa võtad ikkagi potentsiaalset ajukatastroofi küsimust, et räägivad, et kellel on surinad, kellel on mingi tundetused. Üks asi on eristada nendest mononeuropaatilist ühe närvi halvatustest. Samuti tulevad emosse jutuga, et neil on halvatus läbi käinud, kliiniliselt kohe selge. Ei pea muretsema, selgitad patsiendile ära, võtad tal selle ärevuse maha, kui seda on. Need taastuvad enamasti ise ära. Objektiivne neuroloogiline leid. Selles mõttes nad vajavad põhjalikku uurimist. Kui sa tõesti mitte midagi muud ei leia, kui peale vähesed puutetundlikkuse erinevuse, mina isiklikult teen need uuringud ära, sest kiirgustoos ei ole nii suur ja sa võid leida jälle neid vaikseid, kas või tõesti karotiite ja arteritidissekatsioonid, mida patsient ei teagi, 2 kuud tagasi oli autoavarii, et tulevad nähtavale ja saata õigel ajal veel kätte. Pigem tee uuringud ära ja kui tõesti mitte midagi ei leia ja leida on nii tagasihoidlik, läheb ambulatoorselt neuroloogile, ambulatoorselt magnetisse ja elu on näitanud, ega see magnet ka nendel ajus otsest mingit kollet ei leia. Sümptomaatika kaob ära, millest oli, ei ole see jama ka kõik võimus. Et kokkuvõttes öelda, et pigem ole ettevaatlik. Pigem tee uuringud ära, vaatada riskifaktorid üle, vaatada taust üle, mida ta sulle räägib, uuri selle suguvuse enda kohta, mis seal haigustest taga on. Et sa võid saada
samamoodi antifosfolipiidsündroomid, esmased leiud. Jah, ma olen Mihkliga väga nõus, et eriti sarnane esimene pöördumine, et absoluutselt ma arvan, et sellisel juhul ka neuroloogid ootavad väga, et ütleme, kui see leid on minimaalne ja midagi muud kompuuteri angiost ei leia, et me saame täpsemalt veel üle vaadata ja ongi mõistlik, ma arvan. Et kui see on juba korduv ja tal on juba uuringud tehtud, siis hakkab natukene see pilt hakkab laienema, äkki võib-olla tegemist ei ole siis vaskulaarse või neuroloogilise haigusega. Siin vahepeal on tulnud ka paar küsimust, et Karl, kui sa nagu konsultandina oled siin samal mul kõrval, siis ma kasutan seda võimalust ja ühe küsin. Et praegu on meil ideaalne olukord, eks, kui ma helistaks sulle tõenäoliselt kõik laabuks väga ilusti, sa annaksid mulle väga häid soovitusi, mida teha. Aga mis siis, kui tahvel ei tööta, tulevad suhtluse egoprobleemid või mõni muu X-faktor, ütleme selle konsulteerimise poole pealt, kas on mingeid soovitusi, mida siis teha? See on siis mõeldud kiirabi kõnes neuroloogile? Kiirabi kõnes, jah. Siis sa töötad vales kohas. Jah, eks see sõltub, kus see probleem on. Et kui see probleem on niimoodi, et teine pool viskab kõne hargile, siis saab alati ka Tallinnas on õnneks 3 haiglat. Võib küsida täiesti julgelt, et küll sealt see vastus võib olla sarnane, et viiga oma regiooni haiglasse, aga kui see on ikkagi inimlik mure, või isiklik nägemus on see, et neuroloogid on väga inimlikud inimesed, et me nagu saame ikkagi muredest aru ja meil väga kõrvalt vaadates meil on päris vähe konflikte, me üritame seda niimoodi hoida, aga kui on, siis ja mingitel hetkedel sellest ei pruugigi üle saada, et võib-olla ka teiste arvamust küsida, aga jah, et Selles mõttes olen Karliga täiesti nõus, et me neuroloogidega suhtleme ka funktsioonide küsimuses ja kas ja mis ja mida nad, kas me punkteerime või ei punkteeri neuroinfektsiooni küsimärgiga, mida me ravi mõttes alustame, et neuroloogidega suhtlus ja konsultatsioonid on alati sõbralikus keskkonnas ja professionaalsed. Siukest kirjeldatud juhtu ma ei kujuta, et nagu väga eksisteerida saakski. Jah, tahvel akku tühi saab, aga nagu see ülend, et ego ei luba helistada. Et pigem ei tasu karta proovida ja kui tõesti midagi, et tõesti nagu kõik tähed on valesti suunatud ja Jupiteri parem serv on Veenuse vasakus servas, et siis proovida teist haiglat. Jah, et kui satub see ebasõbralik neuroloog, siis teises haiglas tõenäoliselt ei saa olla 2. Ja meil on mõlemad neuroloogid. Olemas ITK kui kõbir. Üks konsultatsioon veel korra sulle. Hüpoteetiliselt, kui laevaarstil on siis igasse sadamasse 6 tundi miinimum jõudmise aeg ja kopter maanduda ei saa, et mis on parimad ravivõimalused laevas arstil just haigla eel? Selline lihtne konsultatsioon. Vot ei olegi, et tegelikult ja 10-15 aastat tagasi, kui ütlesin, 2011 oli äkki või võib-olla valetan ka, ma ei ole päris kindel, sest siis ei töötanud, aga siis ka istuti kõrval ja hoiti kätt, et ega ei olnudki midagi teha. Et seda trombi sealt kuidagi sa välja ei lõksu ja ma ei tea, kas on ka uuritud seda, et ma ei tea, valsalva manöövriga proovid, et kas kuidagi see tromb läheks sealt lendu või kuskil edasi. Ma ei julge soovitada midagi. Peab lihtsalt ootama selle sadama vast ära. Või siis tuleb tellida kiiver, kompuuter. Aga siis peab sulle alteplaas on kaasas selles mõttes. Siis peab seda paremat aega ootama, kui kõigil kiirabidel on see kiiver peal. Nii, üks küsimus veel. Kas ja kui palju saab noore inimese insuldi puhul lähtuda geneetilistest faktoritest? Just need 30-aastased noored. Et see, nagu ma ütlesin, nende patsientide uurimine on päris oluliselt põhjalikum, kuna me ei eelda neid tüüpilisi riskitegureid. Kõik need patsiendid saavad kindlasti pea- ja magnetuuringu, et seal väga paljud geneetilised haigused, mis põhjustavad insulti, on selle pealt ka näha, et sellised kadasil, melas, et kõik sellised lühendid erinevatest geneetilistest haigustest, ja nendel on omapärane muster, kuidas nad seal aju magnetuuringul välja näevad. Ma räägin nagu monogeensetest riskidest, et see on konkreetne haigus ühe nii-öelda geeniga, aga hoopis keerulisem temaatika on siis polügeenne risk, et see, mis teebki natukene veresoonet võib-olla vastuvõtlikumaks mingisugusest traumadele või siis ateroskleroosi kujunemisele, et me näeme ka tegelikult, me ei eelda, aga me näeme siiski, et näiteks 45-aastane naisterahvas, kes on kõva suitsetaja ja alkoholi on, me näeme tal ateroskleroosi. See tõenäoliselt ei ole seotud siis ainult tema riskikäitumisega, vaid seal on osaliselt ka geneetiline keelsoodumus.
Need on need asjad, mida me väga hästi uurida ei saa ja me küll ka saadame neid patsiente eraldi geneetiku juurde. Meil on osad asjad, mida me teeme ise ära, just monogeenseid, kus on ka, me teame natukene, kuidas seda olukorda ehk parandada, et geneetilised haigused on tüüpiliselt, kus väga ravi nagu ei ole, aga osadel on ja neid me ka nagu uurime ja hoiame nagu silmad lahti. Et just sellised 30, 20, 40 aastased, et nemad nagu selle pilguga üle vaatame. Üks küsimus veel, kas te teete ka südamestimulaatoriga patsiendile MRT uuringu? Vajadusel jah, et küll erakorraliselt on see pea võimatu, aga osakonnas või roheliku moment küll saame teha. Et siis meil on selle jaoks eraldi stimulaatori nii-öelda kabinet, kellega me siis võtame ennem ühendust ja et kui ta on stimulaator sõltuv, et selline patsienti grupp on ka, et siis nende puhul me väga vaatame seda kliinilist vajadust, aga paljud inimesed, kelle selle siksiinuse tõttu on ehk siis produkardia ennetamiseks, aga nad saavad ka mõnda aega ilma hakkama. Aga erakorraliselt see on tõenäoliselt seda näidustust ei tule kokku, et see stimulaatori meeskond seal töösel tuleks sulle seda stimulaatorit välja lülitama. Jah. Nii, aga meil internetis on küsimused otsa saanud, aga kui keegi tahab ka mikrofoniga küsida küsimusi, siis Lotta kindlasti hea meelega ulatab mikrofoni, kui keegi on nii julge. Veel suurem vaikus kui minu halvade naljade ajal. Väga hea. Kas praegu rohkem küsimusi tule, äkki Karl ja Mihkel jäävad natukene ka korraks siia, et kui keegi tahavad siis kahekesi küsida natukene paremas keskkonnas, siis see võimalus on olemas. Aga siis meie valve ongi põhimõtteliselt läbi saanud. Võib-olla viimane küsimus veel, et nüüd kui me sõidame siis Kuressaare kiirabibaasi tagasi, et mis oleks see viimane mõte võib-olla, millega nagu siis siit ruumist lahkuda või mingi, ütleme asi, mis oleks nagu eriti tähtis, mida siis meeles hoida, et Mihkel, kui alustada sinust, et mis sa kaasa annaksid, koju kaasa? Just nii-öelda kiirabi mõttes. Igas mõttes. Kiirabi mõttes, kui sul on ikkagi kahtlus, siis pigem anna teada, helista ette, nii-öelda need wake-up stroke'id, helista ette, et kui ta tuleb järsku sulle ootamatult emosse, see kõik pikeneb kordades kogu see käsitlus. Et pigem käivitame selle trombolüüsi alarmi ilma põhjuseta, kui tõesti patsient saab potentsiaalselt invaliidistuva tulevase puude, mis oleks olnud ennetatav. Aeg on aju ja meil kõigil on väga palju päästa. Ja mõelda magnet ja stimulaatorid, tänapäeva stimulaatorid ei ole magneti osas vastu näidustatud. Ja siksiinuse puhul, teda ei pea ümber programmeerima ka. Meil praegu nõutakse veel. Praegu meil, nad peavad enam läbi käima hakkama, et need seadistakse ümber. Nad ei lülitata välja isegi vist, aga seadistavad ümber. See probleem on nende ICD-dega. Ja, just. Karl, sinu mõte veel siia õhtusse? Seda võib ette ennustada, et minutis sureb 1,8 miljonit närvirakku. Et samamoodi, et kiirus on oluline. Kui just kiirabi töötajale vaataks otsa praegu mõtlen, et kui te kõhklete, helistage, küsige, arutame läbi, leiame parima lahenduse patsiendile. Kui mina ka ei tea või see neuroloog kõne otsas ei tea, siis ehk vaatame koos sellest triaažis üle, jääge kompuutrit vaatama, et seda paljud mõned küsivad, ei julge jääge, see on ka tagasiside mehhanism, et me te näete ka selle ravimomendi näete ära, siis see võtab nii vähe aega, et kui vähegi võimalik, et ma soovitan, et väga paljud ka jäävad aga jah, kiirus, kui vähegi kahtlust, võtke ühendust ja tegutseme. See oli minu meelest väga äge kiirabi sõidud. Suur aitäh kõik, kes te tulite siia. Et äärmiselt tore oli siin olla. Suured vabandused kõikide hiidlaste ees. Kutsuge meid ikkagi. Aga väga tore oli siin olla. Suur aitäh saatekülalistele, Karl ja Mihkel, et võtsite selle aja ja tulite, kes kaugemalt, kes lähemalt. Ma tean, et Karl peab minema homme hommikul juba Valvesse ja mitte Kuressaares, aga Tallinnas. Nii et meie poolt ka väike tänu ja võib-olla suur aplaus ka meie saatekülalistele.